täna istuma saates siis Marek Liineviga, kes on värske raamatus Suhtekiskjad autor. Teda tituleeritakse meheks, kes oskab anda nippe, kuidas suhetes kiskjad ära tunda. Raamatu tagumise küljel seisavad järgmised read. Ma siis tsiteerin Marekut. Koletisid ei varja end ammu enam lastetubades, voodite all või riidekappides, vaid on kolinud meie elu- ja magamistubadesse, esinedes armukeste, elukaaslaste või abikaasadena. Me kõik oleme neid kohanud, nad tiirutavad kui näljased haid seltskondlikus vees, olles pidevalt uue saagi otsinguil. Nad näevad välja sõbralikud ja lustlikud kui delfiinid, ent käituvad kui halastamatud haid. Marek ise ütleb, et talle on antud üks kingitus, millega kaasneb suur ja isegi väga suur vastutus. Mis kingitus see on ja milline see vastutus on ja mida tegelikult raamat Suhtekiskjad endast kujutab ja mida ta tahab meile üldse öelda selle raamatu ja nende lugudega, mis siin sees on ja nende peatükkidega, siis sellest juba täpselt täna kuuleme ka ja muidugi kuuleme kõigest muus ka, millega Marek tegeleb ja kes üldse on, sest et tegelikult internetist väga palju informatsiooni ei olnud leida sinu kohta, nii et kas see on siis olnud nagu teadlikult, et sa oled vähe välja andnud ja pigem introvertne ja isoleeritud või sa lihtsalt ei ole varem väga palju pildis olnud, üks kahest, aga sellise väikse sissejuhatusega tere tulemast podcasti. Tere! Kumb see on siis? Kas oled isoleeritud ja introvertne või pigem oled inimene, kes alles nüüd on avaliku elu hoogu kogumas? No, kindlasti kõike seda kokku. Kokku, mõlemat ikka? No mõlemad kolme vist kui. Just. Et eks ma olen lihtsalt selline, kes üritab ennast läbi saavutuste näidata. Ja nüüd on lihtsalt selleks ilmselt siis kas võimalus tekkinud, kindlasti soov, kindlasti julgus, mis varem puudus. Nüüd on see käes. Mehed hakkavadki 40-aastaselt ärkama. Et ilmselt on see aeg minu jaoks siis õigelt kätte jõudnud. Jah, nii nad taas kipuvad rääkima et seal tulevad need muutused 40-tes ja 50-tes. Võivad ka tulla varem, aga üldjuhul vist tulevad hiljem. Siis sa hakkad mõistma, et elu hakkab lõppema ja kuskile tuleb kiirustada mingi hetkel. See raamat, ma pean seda raamatu, esmalt pean kiitma raamatu kaanekujundust. Mulle väga meeldib see kuulaja, sa küll seda praegu ei näe, aga ole hea, mine vaata siis samal ajal, kui nüüd kuulad siin. Võta lahti Google ja kirjuta sinna siis Suhtekiskjad raamat ja sul tuleb siis Apollo või Rahvaraamatu või mis iganes link sealt üles, tee see lahti ja sa näed siis ka kaanekujundust ja saad siin koos vaadata, et minust päris huvitav kombo leitud, et siin on lõvi, nagu ma aru saan, siin on tiiger, aga mis siin üleval väike tükike, see on ka tiigri oma või? See on tegelikult, natikene ebaõnnestunud küll vist välja, aga see on peegli osa. Okei, ja seda küll, aga mõtlen, et keda ta siin, mis looma see siin kujutab? Ei, see ongi peegel lihtsalt, moraalne peegel. Okei, ma mõtlen, see on mingi kolmas loom juba. Ei, see on need erinevate nurkade alt lihtsalt see. Okei, arusaadav. Ja see on sinu enda nägu, ma eeldavasti. Jah, seal on minu enda nägu. Kust selline idee ja miks selline kaanekujundus? Esiteks, selle illustraatori autor on meil ka siin kõrval. Ja ma ise tahtsin küll natuke teissugust kaanekujundust, aga siiski. Suruti läbi? No tegelikult ma võin sellega rahul olla selles suhtes, et mõte oligi tegelikult pool inimene ja pool loom, sest raamatus on ka ju tegelikult viidatud selle looma ja loomariigi seoste ja inimliigi, inimlooma seostele. Aga kui sa nüüd küsid, mis see kontseptsioon on, siis tegelikult meis kõigis on natikene seda kiskjat ja kui nüüd küsitakse, et vaadatakse pilti, et kas sina oled kiskja? Jah, ma olen ka kindlasti, mingil määral, me kõik oleme. Siin ei ole, see kõik sõltub olukorrast, see kõik sõltub situatsioonist, millest iganes. Aga lähme siis kohe see sama teemaga edasi, spontaanselt, mis see defineeri siis kiskja, mida see nagu tähendab, et me siin ei räägi nüüd puhtalt sellest, et meil on predaator mingi loom, kes siis jahib antiloope ja muid taimetoitlasid või muid nii-öelda lihasöövad loomi siis, aga just nimelt, mis see kiskja siis sinu olemus nagu tähendab, mida see nagu esindab siis täna siin raamatus ja sinu enda maailma vaates? Aga nagu sa ütlesidki, ta ongi, et kedagi jahtida. Ja kuna nüüd on tegelikult jutt ju inimestest, siis mida nad ikka jahivad? Et meil puudub praegu vajadus ütleme nüüd siis kuskile loodusse minna ja jahtima minna, me saame minna poodi ja kõik vajalikku kätte saada, et asjad, mis me tegelikult on raske kätte saada, on just nii-öelda võim inimeste üle ja siis
jah, kuidas nüüd öeldagi. Et inimese parem söök on muidugi teine inimene või eestlase parem söök on teine eestlane, eks ju, nagu öeldakse, et aga miks see on niimoodi? Ma olen ka mõelnud selle peale, et see on nagu natuke sükke, mulle tundub selline, võib-olla vale öelda, aga väärastunud nagu maailmavaade või nagu mõtlemine või suund, ma ise nagu ei toeta väga seda kiskeliku eluviisi ja mulle nagu ei mahu mingi määral pähe tänases nooruses või olemuses, et miks ei võiks olla ühiskond selles mõttes kokkuhoidev ja selline vennaskondlik ja üksteist armastav? Inimsuhted ongi tegelikult meie ressursside allikad ju. Me saame ju inimsuhetest midagi. Me saame armastust, me saame tuge, me saame raha, me töötame kellegi alluvuses. Meil on vaja inimesi, et ära elada, eks ju, me ei ela üksinda, isoleerituses kuskil kuu peal. Ja osavalt neid suhted ära kasutades tegelikult me lööme päris hästi ju läbi, sest inimese tundmise oskus garanteerib selle, et meil on parem rahulolu oma eluga, paremad majanduslikud garantiid, kõik see, mis teeb elu mõnusaks, on läbi inimsuhete, et kui võtame inimesed sealt ära, siis me ei suhestu asjadega, mis meil siis jääb, eks ju, me jääme ainult ise endale. Aga kui meil on teised inimesed juures, siis me saame alati neid ära kasutada. Me saame nende oskusi ära kasutada, mida võib-olla endal ei ole, eks ju, ja enda kasuks ära kasutada, ja võib-olla ka tema enda kasuks, nii-öelda, keda me nii-öelda ära kasutame, eks ju. Inimsuhted on äärmiselt vajalikud kanalid, kust me saame midagi ja samas on nad kõige suuremad frustratsiooniallikad. Ja see ärakasutamise termin, ma lisaks oma poolt juurde, et ma eeldan praegu, et sa oled minuga nõus, et see ei tähenda alati, nii-öelda siis ma kasutan sind, Marek ära, sul on nüüd sitasti ja mul on hästi, vaid see vastupidi võib-olla üksteist ka toetab, või? Jaa, see on absoluutselt, ma kasutan sinu oskust podcasti luua ära, et oma raamatut nii-öelda promoda või oma ideed promoda. Täpselt, me käsi peseb kätt on praegu. Ja kasutan sinu eneseväljendust ja tänast raamatut, et sisu luua endale põhimõtteliselt sama see teema. Just, et sa ei saaks lihtsalt istuda siin ja mõelda, et ma räägin nüüd oma autost, eks ju, ja kellele sa räägid teistele autodele, ikkagi inimestele. Nõus. Enne kui me selle raamatu juurde veel rohkem sisse süübime sinna, siis lähme selles ja korra selle klassikalise küsimuse juurde ka, et kuule üldse saaks aru, mis mees sa oled, sest sissejuhatus väga midagi öelnud. Kes sa oled, mis sa teed, kus sa tulnud oled, me ei tea, alusta sealt, kus sa tahad, kui sa oled varasam meie saadet äkki kuulanud või korraks sirvinkas või enne eetrit, siis see on selline klassikaline küsimus ja igaüks vastab sellele nagu tõesti sealt, kust iganes tahab, mõni räägib tund aega lugu ja ma ei või üldse küsimusteni, teine räägib 1 minutiga ära oma loo, et hakka sealt, kus sa tahad pihta ja tule kuidagi tänasesse päeva. Just, ega see ongi selline keeruline teema, et kui sa annad mikrofoni kätte, siis inimene räägib, sest inimestele meeldib ise endast rääkida, see on ju tavaline asi. Aga kui sa nüüd niimoodi küsid, kes ma olen, siis ma tegelikult tõmban mingi piiri enda nii-öelda arenguprotsessi vahele, nagu sa aru saad, et nagu ma ütlesin juba, et 40-selt hakkab nii-öelda mehed ellu ja naised ka samamoodi. Et mingi hetk ma tegin siis enda jaoks nii-öelda sellise teadliku otsuse, et nüüd aitab sellest, mis vanem on. Nüüd tuleb tegelikult järgida seda unistust, mille järgi on kunagi käidud, sest ma mäletan, see tundub nii odav väljend, aga 3. klassi kirjandis ma kirjutasin, et ma tahan saada kirjanikuks. Ja tegelikult ongi nii, et mis unistused sul lapsena on, need kinnistuvad ka hilisemas elus ja sa pead oskama neid rakendada, sest kui sa lapsepõlves oled nii-öelda loonud endale selle pinna kuskil mingiks arenguks ja kindlasti ka alateadlikult selle nimel nii-öelda töötanud, et seda arendada, siis on see kõige parem viis ära kasutada täiskasvanuna. Ja ühel hetkel siis minu jaoks jõudis selline aeg kätte, kus ma otsustasin, et nüüd tuleb ära kasutada seda, mis on veel järele jäänud ja seda tuleb teadlikult ära kasutada metoodiliselt. Ja see metoodika vili ongi siis nüüd esialgu siin, esimene vili nii-öelda, aga ma loodan, see ei ole nüüd kõik. Jätan veel edasi. Tõmba mikrit korra natuke pööra allapoole. Isegi suts veel, sama palju suts. Nii on väga hea. Et see pole esimene vili, mis siit sinu sulest või sinu mõistusest või mõttemõjast tuli ja... pigem ta on esimene, aga ta ei jää esimeseks see mõttes, jah. Ta ei jää tõesti viimaseks. Jah, esimeseks ta ei jää. Või ta ei jää viimaseks. Jah, just. Esimeseks ta jääb, ta ei jää viimaseks. Esimeseks. Ta ei jää esimeseks ka, vaata.
me saame minna siis aja rändama, et kirjutame selle prequel'i nii-öelda. Jaa, selles suhtes, et tegelikult on ju loomingut kirjutatud sahtlisse varemgi, nagu ikka nii, et on nii-öelda autorid on teinud, eks, et kuskilt on ju ikka need ju kujunenud, et ei ole sellist asja, et nullist inimene tuleb kuskilt, et ta on ikkagi midagi varem teinud ja enda jaoks olema sahtlisse kirjutanud, nagu ilmselt paljud teisedki autorid, eks ju. Segan see vahele korra sulle, et see nullist, head seda mainid, sest et see on jälle selline, ma ei tea, müüt või kuidagi ühiskondliku üles kerkinud vale arusaam, kus inimesed arvavad, et et overnight success on niisugune termin inglise keeles, et vend on üleöö edukas ja nüüd on nagu tehtud mees, aga just nimelt see, et varasemalt on alati tehtud midagi ja siis see lävepaks saab ületatud ja siis inimestele tundub, et oi, et nii lambist on, aga tegelikult inimesed ei tea, kui palju sitaks tööd tegelikult läheb sinna sisse, et midagi üldse valmis teha, kuhu see raamat või mingi muu ettevõtmine. Jaa, selles suhtes, et konkreetselt selle raamatu nii-öelda selle hetkeni, kus ta nüüd on siis sinu ees, on ju tegelikult, ma peaks ütlema, 5 aastat tööd olnud. 5 aastat tööd, millest siis 1 aasta põhimõtteliselt kulus selleks, et enda jaoks nii-öelda seda teadlikkust luua, et mul on vaja muutuda, mul on vaja teha endast parem versioon iseendast. Ja sealt edasi hakkas siis nagu nii-öelda inertsist juba minema. Aga see algus on alati kõige raskem, sa pead mingil moel mingid ohvrid tegema, kas siis pereelus, oma majanduslikus karjääris, sa pead midagi tegema, et see ei ole absoluutselt kerge otsus, see on võib-olla isegi kõige raskem, kui see inertsist edasi kulgemine. Kas me võime öelda, et see ohverduse toomise nagu roll või osapool on siis see, et sa saad lihtsalt teha võimendatult ja kiirendatult oma asja, tegelikult saab ka minna ju nagu kulgevalt, jooksvalt, rahulikult, aga aeglasemas tempos. Jaa, sa saad minna ja igaüks valib ise endale tempo. Minä ütlen, minul läks selle 5 aastaga, eks ju. Et aasta kulubki lihtsalt, minu jaoks kulus aasta, mõne on juba varem, eks ju, see nii-öelda nälg tekkinud. Nii öelda, et nälg on mul olnud ju kogu aeg, aga lihtsalt mõnikord on see väiksem olnud aga siis oligi see, et see teadlik otsus on, et see nälg on välja kannatamata. Ma mäletan nii hästi, kui ma võtsin selle valge paberi ette ja ma üritasin midagi sinna kritseldada ja võtsin siis arvuti ette ja see viha oli nii meeletu, et ma ei suuda midagi välja kirjutada, et lõpuks see muutuski nii-öelda enesekriitikaks ja enesesüüdistamiseks ja sealt siis, et sellega toime tulla, siis võtsidki asja nii-öelda praktiliselt ette ja hakkasid rida-realt ja tähe-tähelt töötma ja ideelt ja nii ta käib. Et jaa, see ei ole kerge protsess, see on raske, ja eriti raske on see veel selles eas, ütleme seal mingi pärast 30-40, kus on tegelikult elu on paigas, maru lihtne on seda otsust teha ju 20-selt, 19-selt, kui elu on veel ees, eks, et sul pole veel kindlaid sihte ja kindlaid kohustusi, võib-olla ei ole last, ei ole elukaaslast ja mida iganes, sul on nagu vaba valik ise teha, et siis, kui sul on nii-öelda teiste jaoks, kui sa võtad juba tegelikult ka need ühiskondlikud normid, et enamik inimesi on juba 30-40-selt valmis, eks ju, et siit võiks juba öelda, et nende põhikäik on juba käidud ja siis korraga valid sina selle, et nüüd on siis õige hetk hakata muutuma, kui teised on juba nagu stabiilsed, siis see on raske, seda on raske enda jaoks mõistetavaks teha, seda on raske teiste jaoks mõistetavaks teha, aga see ongi see nii-öelda aastapikkune töö, et endale teha selgeks, et see on ainukene tee minna edasi. Aga mis see siis, ütleme, äkki sa jagad siis, kuna sa maininud oled siin juba seda muutust, et mis see siis see suurim või üks suurimaid või nagu see olulisemaid muutusid oli, mis sa endale pidid nagu tegema, mida sa siis mõistsid? Sa võid seda nimetada ka, eks ju, keskea kriisiks või kuidas iganes, jälle see 40 teema tuleb üles, et see kaduv ja lõppevus, see hakkab nii ilmseks muutuma, et su noorus kaob, sul ei ole enam seda energiat võib-olla, su keha hakkab alla vanduma, muidugi see on väga palju mõeldud juurde, eks ju, sest selles vanuses ei juhtu tegelikult midagi, me oleme mõlemad tegelikult terved mehed nagu näha, eks ju. Aga lihtsalt see idee, et su aeg hakkab mingi aeg lõppema ja praegu on ilmselt kõige parem aeg alustada. Ja nii see on selles suhtes, et ma ei oskagi nagu täpselt mingit
piirjoont tõmmata, mis on üks põhjus mingiks muutuseks ja mis see tähendab ja aga see on protsess, muutus on protsess. Aga katus sõitma tekivad eksistentsiaalsed mõtted. Jaa, eksistentsiaalsed mõtted, täpselt, jaa. Sest mis sul enam üle jääb? Sa viid ennast lihtsalt sellesse punkti, kus ees on kuristik, selja taga on kuristik, nüüd sa pead kuidagi selle ületama. Kas sa kujutad ette seda nüüd, et 20-ndates olevate meestel on sama tunne peal vahepeal? Jaa, absoluutselt. Täitsa rõve tunne? Jaa, on. Sest seal ei ole ju veel mingid kindlad eesmärke sul loodud, eks ju, sul pole veel midagi selja tagagi, aga samas sul on ikkagi vabadus tegutseda. Et põhimõtteliselt tee, mis tahad, ole see, kes tahad ja kõik tunnustavad seda, sest sa oled noor ja tegus ja täkku täis ja nii ta on. Aga mis veel endast raamatust erinevalt, mis sa veel teinud elus oled või mis sa tahaksid nagu märkimisväärselt välja tuua, kes sa nagu oled või kuidas sa ennast sildistada on küll tobe, aga kuidas sa ennast kirjeldaksid või iseloomustaksid? Tead, päris ausalt öelda, ma olen mõelnud selle peale ja ma tegelikult nii-öelda teadvustaksingi ennast läbi selle muutuse, et see, mis ma kunagi olin, eks ju, see on nii-öelda minu endine elu, eks ju, et ma ei arva, et ma olen teinud midagi väga hästi seal või midagi väga halvasti, eks ju. Kindlasti oli see kõik vajalik selleks, kus ma praegu olen, aga ütleme nii, et minu jaoks ongi raske praegu öelda, sest ma ei ole tegelikult keegi praegu. Nagu sa ise ütlesid, kuskil mind näha ei ole, kirjanikuks ma võib-olla ennast ei saagi veel pidada, vaatame, kus raamat müüb, bestsellerist on jutt praegu väga kaugele, eks ju, tuleb võib-olla teine raamat, siis ma võib-olla saan ennast nii-öelda kirjanikuna nimetada, et ma tegelikult ütleksin enda kohta, et ma olen nagu loomisjärgus isik, et ma ei ole praegu hetkel veel kuskil, ma tean, kuhu ma tahan jõuda, kui ma jõuan sinna, siis ma saan ennast kirjeldada, jaa, nüüd ma olen see mees, eks ju, kes on midagi sellist teinud ja kellel on sellised eesmärgid, aga jah, see minevik nii-öelda ei lase lahti, sest see minevik ongi, et mitte keegi. Kas sa tead seda, et kuskilt on, ma ei tea, kas see on nüüd Eesti Kirjanduse Liidus poolt välja antud reegel, aga kuskilt on mul meelde jäänud, et kui 3 raamatut pole ilmunud, siis ennast kirjanikuks nimetada ei tohi. Et nii öelda, on ju. Ei, ma tean seda, ütelda võib kõike. Aga ma tahangi selle juurde tulla seda, et isegi kui mul täna ilmus 3. raamat, 3. oli mitte küll ainult minu enda sulest, aga pigem nagu podcasti põhine selline nagu kollektsioon erinevate autorite poolt. Siiski sinu nimega. Siis ma endiselt 10 aastat hiljem, kui ma vaatan enda teekonda kirjanikuna, ei tunne, et ma saaksin öelda, et ma olen kirjanik, sest minu jaoks on see nii kuidagi, see nagu, mul tundub, et see sõna kirjanik ja mingid veel ametid või sellised sildid jäävad sinna nagu mingisugusesse Tammsaare ajastusse või aega nagu, et need ei sobi enam tänapäeval inimestele öelda ühe sildiga, et see vend on nüüd podcaster või see on kirjanik või see on mingi skulptor või see on mehaanik ja need inimesed teevad nii palju asju, iga päev erinevaid asju ja täna tundubki, et igaüks võiks siin, või tegelikult tundubki, et kõik teevad raamatu, kõik teevad podcasti, kõik teevad videosi, kõik teevad koolitusi, kõik on mingid mentorid, et kõik teevad kõike, et see ühiskond on nagu nii multitaskingu peale see mõttes ja nii nagu suuremahuliseks, et enam ei saagi öelda, et üks vend teeb ainult ühte asja. Tead, jah, see sildistamine, 3 raamatu võtmine nii-öelda mingiks, kuidas ma ütlen, mingiks piirjooneks, eks ju, et siit edasi oled sa kirjanik, see on tegelikult ei taha halvasti öelda. Kokku lepitud jamale. See on tegelikult küll, sest mis see tähendab kirjanik, eks ju? See tegelikult tähendab seda, et sa metoodiliselt katsetad, üritad luua teksti, mis on kaasahaarav, millel on loogiline järjestus ja et sa tegelikult võtadki ennast kui kirjanikuna, et ma hakkan kirjutama. Ma ei tee midagi muud, see on minu enamik minu ajast võtab kirjutamine, ma hommikul ärkan ülesse, hakkan kirjutama, võtan arvuti lahti, hakkan kirjutama, vahet ei ole, kas mul tulebki sealt mõni sõna välja, aga ma teen seda iga päev ja ma pean ennast kirjanikuks. See on tegelikult see, mis peaks nagu eristama neid tavalisi, kes annavad välja, ütleme, kirjandeid või siis blogiraamatuid nii-öelda, mis võikski tegelikult internetti jääda, aga ma ei taha ka nüüd nii-öelda üldistada ja üleolev olla, aga jah, see tähendab seda, et sa kirjutad hommikul, pead ennast kirjanikuks, kui tööpäev on lõppenud kirjutamisena, ütleme, sul on lihtsalt see vaim juba otsa saanud, siis sa võtad teised raamatud ette, loed neid, õpid nendest ja tegeledki sihikindlalt selle eesmärgiga, et kirjakunsti kaunistada. Ütleme nii, et sa pead ennast kirjakunstnikuks.
et see on suur vahe sellest, mida sa me võime paljugi kirjutada, eks ju, me võime sahtlisse kirjutada, mõnele meeldib see teema ja siis ta avaldab ära ja siis saab öelda, et paneme selle nüüd sildi külge, et see on raamat, eks ju. Tegelikult võib selle ju panna ka oma blogisse, Instagrami mingi oma mõtted ja sellised mõttelõngad, aga kas see teeb nagu inimest kirjanikuks? Ta võib teha see 10 raamatut samasugust, aga see ei tee teda kirjanikuks. Ehk siis siinkohal võime tõmmata või tuua mitte uue, aga selles mõttes kõrvale terminid, üks on kirjanik, teine lihtsalt kirjutaja. Piltlikult öeldes. Jah, kui sa nii tahad öelda, kirjutaja, me kõik kirjutame ju. Me kirjutame oma Facebooki lehele ja Instagrami kontole ja kõik kirjutame. Me oskame ju kirjutada, sest see ei ole ju nii keeruline. Oma mõtete kirja paneme ei ole ju nii keeruline nagu matemaatika ülesande lahendamine. Mõne jaoks võib-olla isegi on, on. Ja mõne jaoks, aga enamiku jaoks on kindlasti kirjutamine lihtsam kui matemaatika lahendamine. Et jah, ütleme nii, et kirjutamine on lihtne. Kui sul on mingi mõte ja selle järgi on huvi, siis sa saad kirjutada. Kas see väärib nagu raamatuks nimetamist, see on ise asi? Võtame selle, kui me enne rääkisime lihtsalt kiskjatest, siis lähme konkreetselt selle raamatu pealkirja juurde ja räägime raamatust endast ka nüüd siis ja sa oled toonud selle termini suhtekiskjad, et kes on suhtekiskja, mis teda iseloomustab, kuidas kuulaja ennast nüüd ära tunneb? No raamatust olen ma tegelikult päris 3 versiooni kirjutanud ja siis ma olen katsetanud neid erinevad pealkirju. See tundus minu jaoks olevat kõige atraktiivsem juba sellepärast, et seal on nagu 2 sellist väga tuntud sõna, mis on üks on suhe ja teine on kisk ja üks tekitab nagu sellist uudishimu ja teine siis tekitab kergelt sellist hirmu või tähelepanu, eks ju. Ja kui ma need 2 asja kokku panen, siis tegelikult on ta nüüd lihtsalt nagu populaarsuse võitmise mõttes, aga tegelikult ta ju on ju täpselt kirjeldabki seda, kellest jutt on. See on siis inimtüüp, kes otsib inimsuhtlusest oma kasu. Nagu sina ütlesid praegu enne, et me oleme praegu nii-öelda käsi peseb kätt meie suhe, aga kui sina kasutaks praegu mind 100% ära, eks ju, siis ma saaksin öelda, et jah, sa oled suhtekisk ja see ei ole ainult termin kuskil armastusfilmidest või see ei ole ainult romantiline suhte kohta ei kehti, see kehtib ka majandusliku suhte ja emotsionaalse suhte või mis iganes suhte kohta, sõbrasuhte, naabrisuhte, trennikaaslase suhte kohta, eks ju. Et see on pigem selline inimene, kes võtab, aga ei anna vastu. Ja kas ta teeb seda nimelt, kas ta teeb seda teadlikult, see ei olegi nii tähtis. Lihtsalt see protsess, kuidas ta teisi kaasinimesi ära kasutab, teeb teda nii-öelda kiskjaks. Sest juhtub niimoodi, et me tegelikult ju, nagu ma ütlesin, et me teatud situatsioonides saame võib-olla suhtest rohkem, kui saab teine inimene. See ei tee meid automaatselt suhtekiskjaks. Võib-olla ma tänane päev olengi selline morn ja ootan, et kõik mind lohutavad ja ei kavatse neile vastu anda midagi, aga see ei tee mind. Selline üks ainus episood ei tee mind selleks, keda nimetatakse nii-öelda suhtekiskjaks. Tekib kohe nagu see küsimus siit sissejuhatust meenutades ja ma võin ainult oletada, et ka kuulajal võis see küsimus tekkida. Et mis hea mõttes provokatiivselt, mis annab õiguse sulle nii-öelda ennast tituleerida siis meheks või kellest oskab nagu rääkida suhetest ja julgeb neid asju nagu rääkida, et mitte nagu, et öelda, et see nüüd ei võiks, aga just nimelt, et kuidas sa seda siis nii-öelda sõna õigustama on ka vale, aga mis on see põhjus, miks sa saad endale täna niimoodi öelda, et sa oled võimeline nende teemad rääkima või tead, millest sa räägid, mis on see dünaamika see taga? Tiitlitega on ikka nii, et keegi paneb need. See ei pruugi ju ise panna. Tavaliselt ise ei panegi. Keegi teine paneb ju. Ja arvata võib, kui inimesed on lugenud seda, siis nad peavad mind piisavalt autoriteetseks, et nii-öelda kuulata, mis mul on öelda. Ja peaaegu 400 lehekülge ilmselt on siis, annab seda. Ja see tiitel on paratamatult lihtsalt kuidagi tulnud kaasa ja nüüd sina võib-olla võimendasid seda praegu, oleks sa midagi teise pannud, ilmselt mingi muu tiitel. Suhteterapeut. Jah, mitte seda kindlasti. Mitte praktiseeriv, ütleme, jah. Suhtefilosoof on veel ilusam kui öelda seda. Jah, suhtefilosoof teatud teemadel, eks ju, väärsuhete teemadel.
aga jaga meile siis mulle ja kuulajatele, millised on sinu enda suhted nagu siiani olnud ja räägi, miks nagu just see valdkond, sa oleksid ükskõik kus kohas lõpetada, eks ole, oma eluga või ükskõik millest raamatu kirjutada, miks just see, et milline on sinu kogemus täna inimsuhetes siiamaani olnud ja kui sa äkki oskad tuua paar head taipamist, mis elu on sulle õpetanud või mida suhted on õpetanud sulle terve selle aja jooksul kuni siis tänase raamatuni, oleks juba kihvt. Oleks küll, eks ju. Vaat see on midagi uut. No näed siis. Jah, lennukid lendavad korra mööda. Täitsa normaalne vist. No ma loodan, see ei ole minuga seotud. Jah, loodame. Okei. Miks inimesed kirjutavad, miks inimesed räägivad asjadest? Loomulikult sellepärast, et see põletab neil sees, eks ju. See on huvi, mis sunnib inimesi mingil teemal arenema ja mingil teemal rääkima ja mingil teemal huvituma. Aga kui sa niimoodi võtad, siis ilmselt see on ilmselt minu isiku omadus juba, et ma otsin katkiseid asju ja ma üritan neid parandada. Ma üritan katkiseid inimesi, ma otsin katkiseid suhteid, katkiseid esemeid, mida saaks parandada. Ma tahan, ilmselt ongi see, mul on see maailma parandaja soov. Ema Teresa geen on sees? Kas need geen on, aga see on, jah, ilmselt on see õpetatud mulle sisse kuidagi, see on jäänud alateadlikuks ja see on siis mind võib-olla tõmmanud ka selliste nii-öelda natikene suhete väärate inimeste poole ja ma panen neid tähele ja ma üritan neid mõista ja ma üritan neid parandada, aga nagu näha on, et see mõistmine on kõige parem selle juures. Jätame selle parandamise kellegile teisele, peaks nendele endale jätma, kes vajavad parandamist, aga paraku need ei vaja seda. Et sa võid seda maailma parandada 100 korda, ta võib ennast ikkagi 1000 korda rikki ajada. Et jah, see huvi parandada nii-öelda, mõista ja see siis loomulikult tõmbab selliste nii-öelda asjade poole siis väärate või katkiste asjade poole ja sunnib neid nii-öelda alateadlikult otsima. Mis ma ikka oskan öelda, see ei olegi pikk teema. Lapsepõlvest ma mäletan mul vanaema, kes oli siis ka nii-öelda teise maailmasõja kasvandik, eks ju, jälgis kogu aeg neid sõjavilme. Ilmselt temal oli ka see nii-öelda veneaegseid mustvalgeid sõjavilme, ükskõik kus siis kõmmutati. Minu jaoks see tundus väga destruktiivne olevat, aga ilmselt ma arvan, et sealt on jäänud mulle midagi sisse. Sest ma jälgisin neid vilme, mulle nad endale ei meeldinud, aga teatud siis situatsioonid, kus ma märkasin mingit ebaõiglust ja see nagu ärgitas mind, et miks see on niimoodi. Miks lähevad inimesed sirges reas inimese sügavustesse, kraavidesse ja miks nad lasevad ennast relvade karpüksidel maha lasta, eks ju. Et mis on selle põhjus? Miks inimene laseb endaga niimoodi teha? Miks ta tapab ja miks ta laseb ennast tappa? Et mis on selle fenomeni põhjus? Miks sellist asju juhtub üldse? Ja sealt ongi see ebaõigluse teema, see on lihtsalt üks episood, mida ma nagu mäletan teadlikult, ilmselt on neid palju olnud, aga sellised episoodid ongi nagu kujundanud minu seda õiglusmeelt, et miks on keegi võimeline tegema teisele nii palju kurja ja miks inimesed lasevad endaga kurja teha. Et see on nüüd lihtsalt ongi jälle üks episood minu nii-öelda arenemisest loost, kus ma olen teadlikult selle ära taibanud, aga jah, otsida katkiseid asju, teha neid terveks, nagu ikka maailma parandajad teevad. Ja see raamat ongi enam-vähem tegelikult seda, et mitte küll otseselt üritada parandada, aga anda mõista, kuidas oleks võimalik parandada, sest iga muutus algab meist iseendast. Tahtsin ju seda sama asja öelda juba enne vahele, kui sa mainid seda, et ta on kahjuks või õnneks niimoodi, et kuidagi me arvame mingi periood päris tugevalt ja päris pikalt
me saame teisi inimesi muuta ja aidata, aga tegelikult lõpptulemus on alati see, et me näeme ära tegelikult, et aidata saab ainult iseennast ja kui inimene tegelikult ikkagi üldse ei ole vastu võimeline võtma või taha võtta või mingi trots on ees alateadlikult või teadlikult, siis sa võid talle ju kandikul ka need vastused ette tuua või nagu näidata seda teed nii-öelda nagu jumalani ja siis ta tegelikult ikkagi ei näe või ei taha vaadata. No samamoodi nagu sa annad näljasele süüa või annad talle õnge kätte, et hakka nüüd ise tegutsema. Ma arvan, viimane versioon on igal juhul parem ka selle enda inimese jaoks ja see muudab kindlasti ühiskonda, näitab, et on olemas teised teed, on olemas sellised motivatsioonipuhangud, eks ju, ja inspiratsioonipuhangud, millal inimene võtab kätte ja hakkab midagi paremini tegema ja hakkab enda sees maailma päästma, hakkab parandama ja hakkab enda ümber maailma parandama. Et jah, pigem on see, et õpetada inimesi ise ennast märkama ja ennast parandama, ennast muutma. Mul on tegelikult ääretult hea meel, et sa oled selle suhteteema valinud, kuigi need suhteteemasid raamatuid, neid ikka, eks ole, turul on. Tuleb nagu murdu, jah. Ja neid ikka tuleb ja erinevatest nurkadest, küll aga sellise nagu väärkohtlemise või väärsuhete poole pealt ei ole nagu minu meelest väga palju kirjutanud, muidugi ei ole väga palju lugenud ka, võib-olla eksida. Neid on tegelikult piisavalt, lihtsalt see on võib-olla natuke teise rakursi alt, mille pärast see on sulle nii-öelda silma jäänud, see ongi nagu, ütleme, sinusugustele tavalistele inimestele kirjutatud. Et sa mõistaks ja paneks seda tähele. Et juba läbi selle, et ma olen muutnud selle teema nii-öelda tähele pandavaks, ma arvan, ma olen võitnud päris palju. Kui ma oleks, ma ei tea, mis iganes pannud sinna väärsuhte mustrid näiteks sellise pealkirja, siis vaevalt sa oleks seda vaadanud, eks ju. No suure tõenäosusega ma ei oleks seda ostnud siis. Või üldse vaadanud selle poole. Just, täpselt nii see ongi. Sellest suhtes, et populaarteadus kui sellist mõneti nagu selles nii-öelda teaduslikus ringkondades naeruvääristatakse, alavääristatakse, aga tegelikult see paneb ju inimesed, meelitab selle teaduse juurde, ükskõik mis pidi. Et sa võid seda läbi lillede nagu meelitada inimest, sa võid lihtsalt puhtalt faktidega, aga fakt on see, et tõde on see, et ikkagi inimestele meeldib see ilustatud pilt ja neile meeldivad mingid sümbolid ja suhtekiskja on sümbol. Ta on kindlasti parem sümbol kui väärkohtleja või ma ei tea, naisepeksja. See inimene ei samastu sellega ise, ta ei tunnista endale võib-olla ja ei võtta vastutus selle ees. Selles suhtes, et suhtekiskja kui selline on ju tegelikult nii laialivalguv termin, et selle võiks tegelikult väga paljude kohta kasutada. Et see ei olegi nagu ma ei hakkagi ju ütlema, et seal on tõesti naisepeksja või füüsiline väärkohtleja või vaimne väärkohtleja, manipulaator, see on kõik kokku. Et ühtepidi on see nagu kompott, see raamat. Aga sa oled ise ilmselt lugenud, mitte ilmselt. Tule tsipa lähemale. Et sa oledki seda ju lugenud. Või too mikker enda lauale siia ääre poole rohkem, siis sa võid nõjata kui tahad. Ei ole hullu, kui ma üritan. Minu jaoks esmakordne kogemus, ma harjutan ennast. Aga jaa, ma olen täitsa nõus sinuga ja korraks mainides seda esmakordset kogemust täna siin mikrofoni taga nii-öelda klappidega, nagu ma arvasin, siis sellises formaadis, et raadios käisid ka ei käinud või? Raadios ma ei ole käinud. Ei ole kutsutud. No siis mis asja? Aga võite teha seda. Tuleb ära teha, on ju? No just, eks ju. Et see klappidega lihtsalt on äge on selle juures see, et sa küll kuuled ennast vahetab, kui sa räägid ja algus võib-olla see natuke segav, aga see on selles mõttes hea, et minu meelest aitab tohutult palju ennast kõrvalt nagu märgata, kui sa oled võimeline, see mingi hetk muutub nagu automaatseks, hakkad ennast tõesti märkama neid sõnu, kuidas sa kasutad oma diktsiooni ja oma keelekasutust. Et see mõttes on see lihtsalt selline lisaväärtus, mis annab juurde. Jah, õpikogemus. Õpikogemus, jah. Eneseanalüüsi tööriist selline väike. Väga hea. Nii et sul ei jää muud üle, kui siis tulla ProKiiri meile siia ettevõttesse siia alla poodi ja siis osta endale varustused ja hakata kodus salvestama enda raamatut ja siis ümber laskma kellegi lihtsalt audiotrükkida kirjaks, et siis ei pea kirjutama, saad salvestada. Müügimees hakkas tööle kohe sinus. Aga räägi siis, inimesi huvitab väga, sest et mina siinkohal astun võrrandist välja sellepärast, et mina täna ütlen, et mul ei ole suhteprobleeme, pole kunagi olnud ja ma julgen arvata väga suure rasvase rinaga, et mul ei teki ka neid. Sellepärast, et ma lihtsalt tean, et ma elukaaslasega täna vist kõiki teeduste kohaselt, ma arvan, ma jään ikkagi väga kaus kokku. Nagu me kõik loodame. Jah, loodame seda, aga vaata seal ikkagi on natuke teistsugune ka, ma arvan, et sa oled muga nõus, et nii kuuleja kui sina, Marek,
elus on vahel olukordi, kus sinus on mingisugune sisemine suurem teadlikkus ja teadmine, et see läheb niimoodi, kui sa midagi ise väga perse keera. Kõik sõltub olukorrast. Ja, kõik võib muutuda. Aga kõikide eelduste kohaselt ma loodaks, et see ei muutu. Kõige tähtsam on see, et sa tunned ennast hästi selles suhtes. See on kõige parem indikaator, et sa oled täitsa õigel teel. Sina ja sinu partner, aga pigem see, et sa ise tunned ennast hästi. Absoluutselt. Ja nüüd on küsimus inimestele, kes selle suhete teemadega maadlevad, neid on täna väga palju, vahet pole, mis vanus nad on, mida inimesed suhetest tegelikult otsivad. Ehk siis vastus inimesele, kes siis suhtesse astub ja oma partnerit vaatab, et mõista, mida partner otsib, ja samas inimene, kes siis meid kuulab täna, vaataks ka endale otsa siit pärast seda episoodi või pärast sinu vastust, mida ta ise tegelikult ootab, aga ta arvab, et ta ei oota. Räägime nüüd romantilistest suhetest, eks ju? Jah. Mitte mingis sõbrasuhetest. Jah, võime ka romantilistest sõbrasuhetest rääkida. Jah, just. Nali, paarisuhtest, jah. Okei. No mida me otsime, eks ju? Ma olen ühe peatükki, pigem 2 peatükki, mitte asjata siis pühendanud lapsepõlvele, sellele, mis suhted meil on olnud vanematega, emaga, isaga. Ja mida me otsime siis? Kui me siia maailma sünnime, siis me otsime kaitset. See on nagu esimene asi. Et sealt edasi, mida rohkem meie silmaring areneb, seda rohkem tuleb neid vajadusi juurde, aga üks põhivajadus on ikkagi see, et ma otsin turvalisust. Ma ei saa iseseisvalt hakkama saada. Ja see turvalisusvajadus, ütleme seaduse kohaselt on ta ju pandud paika 18 aastat, siis sa lähed juba oma elu peale. Et selle ajani peaks põhimõtteliselt keegi sinu turvalisuse eest vastutama. Kui sa lapsena sünnid, siis sa isegi teadvusta, aga see on instinktiivne vajadus otsida turvalisust oma ema poolt. Tema poole klammerduda, temas kinni hoida, tema südamelööke kuulata, tema kehasoojust tajuda, tema häält ära tunda. Need juba see oskus häält ära tunda on juba ema üsas, eks ju, juurde jäänud. Ja see vajadus ei ole tegelikult kuskile kadunud. Kui inimene läheb oma elu peale, ütleme siis 18, võtame siis selle piiri, eks ju, võib ka 16-15 minna oma elu peale, abielluda, mis iganes, siis ta tegelikult otsib samasugust turvalisust. Ja see on baasvajadus, see on kõige fundamentaalsem, mis on siis meie nii-öelda vundamenti sisse raiutud. Ja see ei kao mitte kuskile. Me vajame midagi. Siit me otsimegi inimese suhetest. Et keegi võtab meie ema või isa aseaine üle. Keegi võtab selle rolli üle. Ja seda me otsimegi. Me otsime omale turvalisust. Me tahame ennast hästi tunda, isegi kui me hakkama saame. Tahame ikkagi mingi aeg ju kurta võib-olla, mida iganes. See turvalisusvajaduse mõiste, kui selline muutub ajaga. Täiskasvanuna me ei otsi enam kaitset, eks ju, et kui ma kardan pimedat, siis ma jooksen oma partneri juurde ja ütlen, et mõned teevad seda ka, eks ju. Aga normaalse arengu puhul, kui laps on normaalselt arenenud ja tema ema on tema eest piisavalt hästi hoolitsenud, siis see hirm ja see vajadus nagu muutub, teiseneb nii-öelda küpsemaks. Et ma ei vaja enam nii-öelda emotsionaalset tuge, ma ei vaja enam materiaalset tuge, ma saan ise hakkama, ma olen iseseisev inimene, ma olen ennast nii-öelda oma emast nii-öelda lahti lasnud ja nüüd ma tahan iseseisvalt edasi minna, aga kuna üksi on, ilma naisteta on kurb maailm, eks ju, siis ma otsin kedagi endale ka kaaslaseks. Ja nüüd see täiskasvuna nii-öelda turvalisusvajadus on põhimõtteliselt sarnane lapse, ütleme siis imiku turvalisusvajaduses. Ja siis me otsimegi seda. Ja kui see on nüüd rahuldatud, siis ma tunnen ennast õnnelikuna suhtes. Ilmselt on sinul ka kõik, on sul emotsionaalse koha pealt, on sul materiaalse koha pealt kõik rahuldatud, eks ju, saad iseseisvalt hakkama, sa võid ka ilma oma partnerita hakkama saada, väga hästi ilmselt. Aga sa eelistad ikkagi oma muresid ja oma rõõme jagada kellegi teisega. Sest samamoodi nagu sa tulid, ma ei tea, koolist tulid 5, näitasid oma emale või isale, et vaata kui äge on ja said tunnustust ja kui sa oled selle tunnustuse saanud, kõik need lapsikud vajadused on sinu jaoks juba ära rahuldatud, siis sa saad täiskasvanuna ja küpsena edasi kulgeda oma elus. Ja see tähendabki seda, et sa oled küps inimene, kes loob küpseid suhteid. Aga on väga palju inimesi, kellel ei ole neid vajadusi rahuldatud. Ei ole kas siis, erinevates eluetappides, ütleme, kas ei ole siis imikuiga või siis ei ole lasteaiaeal või ei ole koolieas, eks ju, ei ole rahuldatud teatud asju. Sest lastel tekivad erinevad eakohased vajadused,
imikuna on ta loomulikult toiduvajadus, hästi soojavajadus, et ta saaks ellu, eks ju. Sealt edasi tuleb ju teised asjad. Sealt tulevad juba nagu nii-öelda teadlikud vajadused. Et ma tahan nagu, et minu ema või minu isa mõistab mind. Kui mul on mure, siis ta saab aru. Ja kui inimene on need vajadused rahuldanud, ema, isa on täpselt talle pakkunud seda, mida ta vajas lapsena, siis ta suudab minna küpsena edasi. Aga nüüd minnes suhtekiskjate juurde, siis need inimesed on otseselt need, kellel on mingi vajadus jäänud rahuldamata, kas siis füüsiline või emotsionaalne, tavaliselt emotsionaalne, sest füüsiline tähendab siis toitu ja sooja ja siis ta otsibki sama asja. Ta lihtsalt nüüd hakkab otsima, nüüd ta saab ise valida endale nii-öelda selle vanema aseaine ja nüüd ta hakkabki otsima inimest, kes talle need nii-öelda lapsepõlve puudujäägi kompenseerib. Ja siit tulebki see vajadus saada. Ja mitte anda, sest laps ei oska anda ju. Laps oskab ainult võtta. Ja nende ebaküpsete täiskasvanute puhul on täpselt sama lugu. Nad oskavad võtta, nad ei oska anda. Lisaküsimusena kohe see juurde, et siis nüüd oletame, kui piltikudes me oleme sinuga suhtes, sina oled see, kes tahab saada see tähelepanu. Kumb ma olen siis, mees või naine? Et ütleme nii, et kesksoost mõlemad. Hästi. Pole sugu. Et sina siis tahad saada tähelepanu. Nüüd, kas minu töö ilmtingimata oleks tegelikult ideaalses maailmapildis ja ideaalses võrrandis, suhtevõrrandis märgata seda, et sinu areng on jäänud seisma, mingisugune asi on jäänud täitmata, korvamata ja nüüd seda teadlikult sulle anda senikaua, kuni see saab täidetud see anum, mis iganes X periood siis on või iganes tegu see on, mis mahus see on, või see tegelikult ikkagi on iseenda isiklik vastutus mõista, et ma ei vaja teise inimese, teise partneri pidevat heakskiitu, tähelepanu, tunnustust, armastust. See võib olemas olla, aga see ei ole hädavajalik, et ma suudaksin eksisteerida. Jaa, ma saan iseseisvalt, see ongi see, et ma saan iseseisvalt hakkama. Kui sinul näiteks praegu suhe lõpeb, eks ju, ma saan aru, et sul on raske, eks ju, on emotsionaalsed, võib-olla majanduslikult natuke mõjub miski, et kõrval tugi kaob ära, aga sa saad iseseisvalt hakkama. See ei ole sinu jaoks maailma lõppu otseselt. Ja sa saad otsida uue küpse suhte, eks ju, ja nii-öelda siis rajada siis eelmise kogemustele uue. Et jah, see on alttingimus, et sa pead iseseisvalt hakkama saama. Selles suhtes, et see iseseisvus on muidugi väga selline umbmärane mõiste, sest igav on ju elu, eks ju, ilma kellegi teiseta. Et ma ikkagi tahan ju. Mingi aeg ma tahan võib-olla rohkem. See iseseisvus on ka muutuv mõiste ju. Mingi aeg on mul raha vähem. Mingi aeg on mul kurb olla. Mingi aeg ma tahan jagada endaga seda rõõmu, mis mul on, eks ju. Mul on vaja kedagi teist. Need on episoodilised vajadused, need ei ole kogu aeg, aga kui see muutub näljaks, mida ei anna kustutada, kui see on mingi sügelus, mida sa ei saa sügada, eks ju, siis see dikteerib sinu elu. See dikteerib sinu elukaart, see dikteerib neid inimesi, kelle sa enda kõrvale leiad ja sealt tulebki see kustumatu vajadus midagi saada, sest ma ei oska anda. Aga siis kuidas nüüd tulla toime siis kustumatu vajaduse kustutamisega või siis leevendamisega? See on pikk teema. Esialgu on muidugi see, et sa pead teadlikuks muutuma, millest see tekkinud on. Paljud ei tea ju. Ja see on kõige raskem ülesanne. See on kõige raskem, sest nagu ma ütlesin, et need probleemid on tegelikult lapsepõlvest. Seal on nüüd jälle see nii-öelda diskussioon geenide ja kasvatuse vahel, eks ju, et kumb on tähtsam. Ma arvan, et geenid määravad ja kasvatus kujundab selle, kes me oleme. Et me oleme inimesed, me käitume inimestena, see on meil geenides, eks ju, ja see, et me käitume, see ongi siis see tulemus, et me ei hakka lendama, eks ju, me ei käi nagu, ma ei tea, me ei käi nagu koer 4 käpukil. Ironi puu otsa ja mida see helenne. Just. Aga nüüd kuidas sa nüüd põhjuseid leiad? See on nii raske, sest nad on ära peidetud, sest tegelikult väga paljud inimesed ei saa aru, mida lapsepõlv nende jaoks tähendab. Mis traumad või mis ebameeldivused need jätsid tema ellu, sest tegelikult tal ei ole ju võrdlusmaterjali lapsena. Tema arvaski, et see ongi nagu õige maailmapilt, see on ainuke maailmapilt, ta elabki kuskil saarel ja see ongi õige ja niimoodi see käibki. Ja juba see, et lapsed peavad alateadlikult usaldama vanemaid, kuidas sa saad hakata mässama inimese vastu, kes sulle turvalisust pakub,
kes sulle pakub seda, mida sul on vaja, sa ei hammusta ju kätt, mis sind toidab, eks ju. Ja siis sellest nii-öelda instinktiivset usaldusest tekib ikka vastumeelsus oma vanemaid süüdistada milleski. Ja näha nende probleeme ja siis me võtame ka ise need vanemate käitumismustrid üle, kasvatame oma lapsi samamoodi, ma arvan, et nii on normaalne, eks ju. Normaalne tutistada, nurka panna, eks ju, karjuda tema peale, sest meiega tehti samamoodi. Ja sellepärast ongi see raske, et sa ei näe, et see on väär. Sa ei näe ennast kõrvalt. Sa ei saagi aru, et sa mõtled, et see ongi normaalne ja okei, võib-olla ei ole normaalne, aga mis ma ikka, ma olen selline. Mul ei ole mõtet muuta ennast. Lihtne on ju, lihtsalt elada selles mugavustsoonis. Aga just see, et neid konkreetseid põhjuseid ei osata nagu arheoloogi kombel kuskilt maa seest üles leida. Et mis siin parem on? Me saame ainult loota, et meil on head vanemad olnud, et meil on meid õigesti kasvatanud. Nagu sina ütled praegu, sul on õnnelik kooselu, eks ju, järelikult on sinu vanemad teinud väga palju õigesti. Ilmselt mitte kõike õigesti, aga nad on enamikku teinud, on sinu jaoks piisavalt andnud, eks ju. Et sul nagu puudub vajadus otsida sealt. Muidugi arusaadavalt, sa oled piisavalt töökas, eks ju, ja piisavalt ettevõtlik, sul on kõik need asjad olemas, kui sa oleks laisk ja lohakas, eks ju, siis mõistetavalt sa peaks midagi muutma, aga ma arvan, et sa ei tunne praegu vajadust, muidugi sa tahaks endast paremaks versiooniks muutuda, aga sul nagu puudub see vajadus millegi järgi, parema järgi, eks ju. Et sulle piisab see, mis sul on ja see ongi hea, see on õnne saladus, et sul on lihtsalt vanemad on sinu jaoks kõike teinud, kõike andnud, mida sul vaja oli praegu täiskasvanud, sul on antud päris hea veimevahk kaasa, eks ju, on see teadmiste pagas, mingi selline nähtamatu raamat on sul olemas, kus sa saad alati omal orientiire otsida. Ja see ongi ainuke, mis me saame loota, et meil on head vanemad olnud. Need, kellel ei ole head vanemad olnud, need hakkavad nüüd siis täiskasvanu seda tööd tegema, mida nende vanemad oleks pidanud neile lapsena tegema, eks ju. See on kordades raskem ja keerulisem. Inimese isiksust on peaaegu võimatu muuta, sest keegi ei taha, tal on see enese säilitusfunktsioon. Sa ei saa muutuda täna, sa ei saa siin minu ees muutuda naiseks, sa oled mees, sa oled kogu aeg mehena ennast tundnud, eks ju. Et see on sinu identiteet. Et samamoodi on ka pisimuutustega. Et need on sinu sisse, need on ehituskivid, mida sa ei saa oma seinast välja taguda, ilma et see müüri ohustaks, eks, see võib kokku kukkuda. Et paljud räägivad, ma olen nii palju muutunud ja mis iganes. Aga tegelikult ongi see, et sa lihtsalt taipad oma puudused või need, mida sa tahad nagu parandada või parendada, eks ju, sa oled need üles leidnud ja natikene nendega tööd teinud. Et sa ei saa ennast absoluutselt muuta kelleski teiseks. See aeg on möödas, see pannakse juba, ma ei tea, 3, 4, 5 aastaselt paika. Kui sa olid 3-aastaselt selline inimene tüüp, nagu sa olid, eks ju, siis saad suure tõenäosusest seda ka praegu. Kui nüüd mingi väga suur dramaatiline elamus ei ole sul nii-öelda läbi elatud, eks ju. Et jah, küsi veel. See on hea, et sa mõned minutid tagasi rääkisid sellest, et kui inimene käitub oletama vääralt või on vägivaldne või on vägistaja või peksja või mis vahe pole välja pressi, mis iganes on see mingi teatud nagu käitumismuster on seal või mingi mall või mingi psühholoogiline häire, siis see on tema jaoks normaalne, ta ei tea teistmoodi. Ma ei mäleta, kellega ma rääkisin sellest teemast siin mitu saadet tagasi, aga ma mingi aeg just eelmisel aastal mõistsin, ma ei mäleta enam millele siis, aga mõistsin ka seda, et tegelikult on ju nii lihtne mõista neid inimesi, kes on näiteks vägistajad. Jah, ma ei ütle, et see on tore või nagu ilus, mida tehakse, aga mõista seda, et see võib-olla on tema jaoks normaalsus. Ta ei teagi, et saab teistmoodi, et see võib-olla see vägistamine või naiste peksmine on tema jaoks see viis, kuidas ta nagu siis austab naist nii-öelda piltlikult, mis tundub nagu ühiskondlikult jabur, eks ole, vastuoluline, aga ta lihtsalt ei tea teistmoodi, siis me mõistame kohe hukka, aga tegelikult kui me teame inimese tuumpõhjust, miks ta mingi moodi käitub, siis meil on võimalik teda nagu parem õppida tundma. See on nüüd juba teine teema, see on nüüd eneseõigustus. Kuna ma tean, et ma ei saa ennast muuta, aga ma ei taha ennast pahaks ka pidada, siis ma õigustan ennast. Sest ma olen lihtsalt selline, ma lihtsalt tahan. Aga ma mõtlen just, et kõrvaltvaataja perspektiivist, mitte see, kes ennast kõrvaltvaataja perspektiivist loomulikult, mis me saame teha siin, eks ju. Mõista, et ta ei oska teistmoodi.
ja siis suunata teda või õppida? No just suunamine, kas see aitab, mida see suunamine aitab? Nüüd ongi see küsimus, kuidas me saame ennast kaitsta selliste asjade, selliste inimeste eest, sest fakt on see, et ta suure tõenäosus ei muutu. Ja isegi kui me loodame, siis võib see väga, väga kurjalt kätte kasuda, eks ju. Enne kui kaitsmise juurde lähme, siis kuidas ära tunda selliseid inimesi? Näiteks mõned oskad sa äkki tuua välja mõningaid näiteid, mõningaid omadusi, klassikalised sündmused ju, või klassikalised lood, mida räägitakse, on pikaajalised suhted, kus siis algus on kõik tore ninnu-nännu ja siis kuskil a la on selliseid variante, kus 10 aasta vältel või pärast 10 aastat kooselu siis lööb mingisugune asi välja ja hakkad nägema, et see küll minu naine ei ole, minu mees ei ole, mida kuradit. Sa küsid, kuidas nüüd on võimalik neid väärmustreid märgata. Ja siis alles, kuidas seda vastu kaitsta, kui sa ära tajud selle, et okei, siin on mingi olukord. Kuidas seda reaalselt märgata? Kuidas reaalselt märgata? Võib-olla mingi näide ka tuua, mingis mustrist näiteks. Ma mõtlen, nagu see on nii laiali valguv teema, millest võiks hästi palju nämmutada, eks ju, et ütleme, et sinu naine nüüd hakkab, sa ühel hetkel märkad, et ta käitub kuidagi, ma ei kujuta ette, nõuab sinult liiga palju või? See on ka nagu selline asi, mis sinu iseseisvust ohustab, eks ju, et ei lase sul oma tööd teha ja mis iganes ja see piirab sind mingil määral, et kuidas nüüd aru saada. Aga märkagi ennast. Vaata ennast, kuidas see sinule mõjub. Hakka ennast märkama, kuidas see suhe sinuga käitub. Sest tegelikult see inimene ei muuda, vaid suhe muudab. Suhe selle inimesega muudab sind ja siis hakkad ennast vaatama, hakkad endast jälgima. Ja kui sa näed enda juures selliseid jooni, mis sinu arvates ei ole, sinu jaoks vastuvõetavad, sest võib-olla sul lapsepõlvest on teisiti õpetatud, eks ju. Siis sa võid hakata nüüd otsima põhjuseid, kas iseendas või temas. Et see on nagu esimene. See on nüüd selline, kui me natuke nüüd võtame spetsiifilisemalt. Et see on esimene asi, märka iseennast. Ja sealt hakka edasi otsima. Ja neid mustreid on nüüd mustmiljon, eks ju. Mis põhjused on, et kas sa otsid nüüd, et kas ta nüüd mõjutab sind emotsionaalselt või mingi muul moel, eks ju, füüsiliselt, arusaadavalt naisepeksja mõjutab mõlemat pidi füüsiliselt kui emotsionaalselt, aga samas manipulaator, kes võib-olla kätt külge ei pane, mõjub ka samamoodi ju. Ka emotsionaalselt ja füüsiliselt. Et sa näed enda juures muutusi, mis sulle ei meeldi, aga vaata, see on sama printsiip selle keevasse potti visatud konnaga. Et kui sa paned konna tavalisse veetemperatuuriga, või siis temperatuuriga vette ja paned selle keema aeglaselt, siis ta ühel hetkel, kui muutub väga välja kannatama, süppab selle välja. Aga pane juba see vesi keema seal poolel temperatuuril sellest, mis põhjustas eelmise konna väljahüppamist ja viska konn lihtsalt sinna sisse, vaata, kuidas ta kohe hakkab seda märkama. Et pigem ongi see, et väga raske on märgata seal suhtes püsides. Sest sa oled juba harjunud sellega. Ja need muutused ei ole üleöö, need muutused on aeglased, see on nagu vähkkahk, mis võtab vaikselt sinu üle võimust, et see on nii raske on mõista. Sa pead enda jaoks lihtsalt looma mingi referentspunkti nii-öelda, kes ma olin kunagi ja mis ma nüüd olen. Et ilmselt, mis inimesed ongi, kes on hakanud märkama neid asju, ongi aru saanud, et vaatame, kes ma olin nüüd 10 aastat tagasi, vaatame, kes ma olin 1 aasta tagasi, eks ju. Ja ma ei ole üldse see, mis toimub. Et see mulle ei meeldi, järelikult on see suhe minu jaoks kahjulik. Nüüd vaatame, mis põhjus on. Eelmine suhe, võtame nüüd jälle referentsiks, vaatame mingi eelmine suhe, mis mul oli. See oli päris hästi toimis, eks ju, seal sellist asja ei olnud. Järelikult on see küsimus suhtes. Ja järelikult ei ole see asi alati minus. See võib olla temas, kes mul vastas on. Aga loomulikult vääras suhtes on 2 väärat inimest. Et neid loovad ikkagi nii-öelda mitte küpsed inimesed. Et sa põhimõtteliselt võid sa ühest inimesest, täitsa süütust inimesest ka kiskja teha, kui sinu iseloomu omadused võimaldavad seda. Kui sa oled selline andja, eks ju, annad talle kogu aeg, ta harjubki selle võtmisega ja lõpuks sa muutud nii iseenesest mõistades, sa võtadki vastu. Sa ei tahagi enam vastu anda. Ja siis korraga märkad sa, et oi, ma olen nüüd kiskjaks muutunud. Et see ongi niimoodi, et inimene ise võib põhjustada sellise väärsuhte oma käitumisega. Mitte see, et ta läheb kellegi sellise, keda sa võiks suhtekiskjaks nimetada. Lähed suhtesse.
Tuleb lihtsalt üks Ants Rootslane hüpnoterapeudi lause sealt meie eelmisest live-vestlusest üles, kus ta ütles, et üks psühhopaat leiab ikka teise psühhopaadi üles, et psühhopaat pole kunagi suhtes üksinda, et alati on teine psühhopaat kõrval mingis mahus. No, psühhopaadiga ma jah, selles suhtes sarnane tõbab sarnast, eks ju. Paula Abdul laulis valesti, et vastandid tõmbuvad. Et tegelikult on sarnased. See võivad olla mingid sellised nähtamatud sarnasused, aga need on sarnasused. Seal on mingi põhisarnasused on olemas inimesel. Noh, kui sa nüüd ütled siin psühhopaadist räägid, siis psühhopaadid on tegelikult oma sellest nii-öelda parasiteerimises nendest kiskja tüüpidest tegelikult kõige teadlikumad. Ja üks psühhopaat teisega väga kokku ei sobi. Et pigem psühhopaat läheb just selle nii-öelda andjaga kokku. Ühel on suur vajadus anda midagi ära endast, see nagu väärtustab teda, see muudab ta eneseväärikust, eks ju, ja psühhopaat siis selles suhtes on võtja. Tema elabki untmura-punti maailmas. Tema ongi karm. Tema teab, et nõrkus tasutakse ära. Ja siin ongi see, et kui sa nüüd võtad, et nad tegelikult kaks vastandit, üks tahab ja teine tahab anda, eks ju. Üks tahab endale, teine tahab endale saada. Või tähendab endalt anda. Et see on ju arusaadavalt, on see mõistetav suhe, eks ju. Kui sul on tühi veekruus ja täis veekruus, siis sa tahaks nagu, et nad oleks mõlemad võrdsed, siis valad ühelt teise. Et siin nüüd teebki küsimus, et noh, välimiselt vaatuselt tundub, et nad on kaks täitsa erinevat vastandit, eks ju. Aga tegelikult neil on need vajadused sarnased. Jälle need vajadused. Et üks tunneb turvalisust siis, kui ta saab anda, ja teine tunneb turvalisust siis, kui antakse talle. Kas need lood siin raamatus, ma täpselt peast nüüd ei mäleta, mitu naise lugu siin oli, 6-7 või? Seal on nüüd naise lugusid on 3 ja 2 on meestest tegelikult. Kui sa mõtled nüüd kiskjaid, eks ju? Jah, 3, jah. Et kohe ütlen alguseks ära see, et see on nüüd 3 naise lugu ja ainult 2 mehe lugu. See on lihtsalt juhuse tahtel, ma neid tegelikult kirjutasin alguses 2 tükki veel juurde meestest, eks ju, aga lihtsalt need naistest tulid kuidagi paremad välja ja ma otsustasin need raamatusse jätta. Kas need on tõesti sündinud lood? Ei ole. Seal on, need mustrid on tõesti sündinud, jaa. Need on, sest tegelikult suhtemustrid on ju väga sarnased. Et üks väärsuhe näeb väga sarnane teisele välja, eks ju. Oleneb, mis kiskja tüübiga on tegemist, eks ju. Et ütleme nii, et need mustrid on tõesti võetud nii-öelda reaalsest elust, et need lood on tehtud küll välja mõeldud, aga võimalikult reaalseks. Ja ilmselt see realism on siis seal ära tajutav, eks ju. Et jah, et ei saa öelda, et seal on üks konkreetne inimene, kellest räägitakse, seal on lihtsalt kompott selle kiskja tüübist, kes on pandud ühte isikusse ja tal on siis nimi pandud, eks ju. Enne kui järgmise küsimuse juurde lähme, siis mul on siin üks raamat, Mareku enda raamat, siis sama Suhtekiskjad, mille Marek tõi siin üle, see on koos Mareku autogrammiga. Kenasti on siin kirjas paar sõna ja ilus siuke kritseldus ka. Kui seda enda taha seda saada, siis teeme sellise väikse Facebooki loosimängu, et mine otsi ausad meeste Facebookist üles see saatepositus ja jaga seda enda seinal ja kõigi jagajate vahel ma siis valin ühe inimese välja ja saadan selle raamatu sulle. Et ma nüüd natuke olen hädas praegu mõtlemisega, et kuna ma saadan salvestama ette, siis ma nüüd üritan mõelda, millal see saade reaalselt nagu avalikkuse ees on. Tuleb, kuna ta tuleb. Kuidas neid reeglid siis teha, et millal ma siis tean, et nüüd rohkem osaleda ei saa. No ilmselt postituse kuupäev on sul ja sealt alates siis. Jah, jälgige Facebooki postituse kuupäev, seal vist kuvatakse küll postituses kuupäev. Ja, loomulikult. Et jälgige kuupäev, siis teeme kuupäevast Facebooki postitusest 3 päeva hiljem, eks kui sa kuulad nädal aega hiljem kuupäevast, mil see Facebooki postitus tehtud see, kus me Marekuga koos siis oleme, seal raamat käes on, siis ei ole sa võid muidugi jagada, võid ikka, aga siis lihtsalt raamat on ilmselt kellelgi läinud. Tore oleks jagada, aga siis lihtsalt raamatut enam ei saa ilmselt. No saab osta alati, see on ka variant olemas. Marek sellest räägib ka meile kindlasti, kus seda saab. Ja kindlasti räägib ka sellest ka, miks seda osta võiks, aga selle juurde tuleme täiesti lõpuseli tagasi.
peamise käitumismustrid, hüppame korra siia, sellesse kohta on suht sarnaselt üles ehitatud küsimusi ja suhteliselt sarnase vastuse võib-olla sa ka mingi annad, aga mind just huvitab see pool sarnaste käitumismustrite juurest, et partneri ligi meelitamise juures ja eemale tõrjumise juures. Need on kaks sellist üsnagi võimsat etappi, mida kogetakse ja jaga siin enda mõtteid ja mida oskad inimestele soovitada või kuulaja tähelepanu suunata. Üldse organismid, kui nad tekkisid, elusorganismid, kui tekkisid maa peale, siis mis andis neile motivatsiooni tegutseda? Üks on siis nälg, eks ju, ja teine on siis oht. Ühe poole me jookseme, teise poole siis, teise juures siis põgeneme, et see ongi nagu vastandlikud stiihiad, mille vahel me siis nii-öelda kalibreerime või siis balansseerime oma elus, eks ju, et me ühtepidi tahame midagi ja teistpidi me kardame midagi. Et nende stiihiatega nii-öelda saab siis manipuleerida, neid saab siis oma edu valemi või siis kuidas iganes, kuidas sa tunned ennast elus paremini, sa saad neid rakendada oma ellu. Sest tegelikult on ju väga palju inimesi ka, kes tõrjuvad teisi eemale, nad tahavad üksi olla, nad ei usalda teisi, nad on paranoilised, eks ju. Ja siis on teised, kes soovivad enda lähedale, meelitavad ligi. Et kiskjad loomulikult meelitavad ligi. See ei aja ju saaki endast eemale. Ja nüüd ongi see meetod, kuidas seda paremini teha, kuidas seda võimalikult väikse energiaga teha, kuidas saada sellest võimalikult palju. Et võimalikult vähe anda, aga võimalikult palju saada. Ja neid ligimeelitamisi on tegelikult ju väga palju, et sa saad ju hirmutada millegiga, hirmutada üksi jäämisega, et sa ei leia kunagi nii head inimest nagu mina järgmises suhtes, eks ju. Et need on tegelikult sellised meelitamised või nii-öelda manipuleerimistaktikad, mis hoiavad nii-öelda saaki siis enda lähedal, eks ju. Ja siis on muidugi need, mis meelitavad juurde, ongi see, et sa nagu paabulinnuna näitad, milline sa oled. Et alati tasub natikene ettevaatlik olla nende suhtes, kes on väga sõbralikud. Sa ei saa seda nüüd paranoiliselt jälgima hakata, sest arusaadav, kui sa oled atraktiivne inimene, eks ju, ma tahaks su sõber olla ja võib-olla tahaks su armuke või ma ei tea, seksuaalpartner olla, siis loomulikult sa ju annadki endast maksimaalselt. Et siis kohti tundubki, et see on nüüd selline ülepakutud, aga nende nii-öelda ülepakkumiste suhtes on ju erinevusi, eks ju, et sa ise tunnetad ära, millal see muutub sinu jaoks koormavaks. Kui sa tahad näiteks mingi hetk üksindust ja sulle ei pakuta, siis loomulikult ei arvestada sinu tunnetega, mis tähendab juba seda, et keegi tahab sinult midagi rohkem, kui sa oled nõus andma. Et nüüd on see, et kui ma meelitan kellegi enda juurde, kui ma tahan, et ta oleks minuga koos, siis ma pean teda arvestama. See on nagu küps viis suhelda. Et ma pean aru saama, mida inimene tahab. Ma pean oskama tema emotsioonidest, tema sõnadest, tema keelest välja lugeda, millal on küllalt, eks ju. Ja paljud inimesed ei oska seda. Ja siis ühtepidi tekitavad jälle neid suhteprobleeme, kus inimesed, need kellele see ei meeldi, need tõmbuvad eemale, see nende jaoks on oht, eks ju. Aga on olemas piisavalt neid, kes ei pea seda ohuks, kelle jaoks ongi see mõnus, selles suhtes, et valu lävi on inimestel erinev. Mõni võib-olla ei tahagi, et ta rahule jäetakse. Ja, ta pakub ennast samamoodi, tule võta mind ja tuleb selline kiskja juurde, väga hea, sobid mulle küll. Ja siis ta võtab selle pakkumise vastu ja siis luuaksegi need väärsuhted, kus kumbki ei arvesta teise poole soovidega. Aga jah, selles suhtes, kui me nüüd läheme alguse juurde tagasi, et see tõmbumine ja tõukumine, see ongi, kuidas see suhe käib, kui sa vaatad molekule või vaatad neid amööbe, algorganisme, kuidas nad omavahel nagu suhtlevad, eks ju, kui sa vaatad kuskil mikroskoobi all, et mõned tõmbavad teistest eemale, mõned tõmbavad kokku. See printsiip ja see sama muster on ka inimkäitumises. Et me võime täitsa selle inimkäitumise molekulaarsele tasandile lammutada lahti ja seal on kõik samad mustrid juures. Ühtepidi üks molekul tahab midagi ja samas ta ei taha anda, eks ju, ta kardab mingit kiskjaid, kes võivad teda ära süüa. Et need põhimõtted on juba elu loomise hetkest paika pandud juba siin 4 miljardit aastat tagasi.
nüüd tuues perspektiivi siis või teadlikkuse spektrisse nüüd see numbri on ja selle nii-öelda siis mõistmise, et kõik hakkab pihta tegelikult molekulaaltasandilt, siis küsimus jääb ikkagi õhku, et aga mille kuradi pärast me ikkagi suhted nii perses on, miks me ei suuda üldse mitte kuidagi tulla toime sellega, kui see on nii kaua on see jänt kestnud, tegelikult peaks olema võimene õppima iga inimene tegelikult nüüd juba selgeks. See on nagu laborirottide jälgimine varem või hiljem, kui sa nüüd jälgid 100 aastat, siis sa tead täpselt, kuidas ta käitub, isegi ilmselt varem juba. Et kuidas me nüüd siis aru sellest, et kuna see hetk tuleb, eks ju, see hetk tuleb ilmselt siis, kui on see trauma, mis selle kogemusega kaasneb, on nii vastuvõetamatuks muutunud, et inimene hakkab ennast kõrvalt vaatama. Sest tegelikult inimene on mugav ju, laisk, talle meeldib, kui keegi tuleb talle tagasi, vahet ei ole, kas see on samasugune suhe või mitte, nagu eelmine, mis lõppes halvasti, eks ju. Inimesele meeldib lihtsalt olla seal, kus ta on ja loota paremat ja naiivselt tegelikult loota paremat. Äkki seekord on teistmoodi. Ilma midagi tegemata teistmoodi. Ja ilma midagi jah, et lihtsalt teine inimene muudab midagi. Tegelikult aru saamata, et kui ta ise on katkis, ta loob katkiseid suhteid, aga see suhe jääb lihtsalt kestma nendega, kes samuti on katkised. Ta võib üritada ka terve inimesega seda suhet luua, aga see ei püsi. See laguneb laiali, sest tema enda ebakindlus ja enda ebaküpsus põhjustab seda laial lagunemist. Et jah. See on see kõige valusam koht nüüd. See on nüüd see peegelduse koht. Nii-öelda siis peegeldusseaduse või peegelpildi termini mõttes, et maailm on su peegel, et katkised suhted või katkine inimene ei saa olla suhtes terve inimesega, katkine inimene saab olla suhtes ainult katkis inimesega. See on valus koht ja valus punkt, sest et me võime seda mõista ratsionaalselt ja mõistusega, aga me tegelikult sellest aru ei saa, läbi seda ei näe ja teistpidi on küsimus, et mida see katkine inimene peaks siis tegema? Ta nagu, väga raske on, ma ei tea väga palju inimesi oma ümber, kes oleks julgeks täna mulle öelda, et jah, ma olen katki. Isegi kui nad teavad, nad ei suuda seda tunnistada. Eriti avalikult on ja rääkimata siis sa ei tahagi väga tunnistada. Aga mida teha siis nagu reaalselt, kui ma olen katki täna ja ma loongi sellele ma olen katki, ma saan ka ainult katkiseid suhteid ja kuidas ma siis selle, mis ma nagu endaga siis lähen ma terapeudi juurde, lähen ma hullume ja korraks Seevaldisse ja kui iganes veel on, et mis ma tegema pean? Nüüd sa küsid mul lihtsa küsimuse, millele vastus võimaldaks kõigil inimestel lahendada oma suhteprobleemid ära ja jätaks psühholoogid ja terapeudid. Tulista. Tulistame seda. Aga mul ei ole seda. Mul ei ole seda. Väga halb. ma oleks rikas mees, ma ütleks. Väga halb. Ma arvan, mul oleks suur järjekord minu järgi, kui ma oskaks seda öelda. Sest kõik on individuaalne. Inimeste võime vastu võtta on individuaalne. See ongi see. Et ei ole olemas sellist universaalset võtit, mis sunniks inimest muutuma või parandama ennast. Ma ei tahaks öelda, muutuma, ma ütlen parandama, sest muutuda on väga raske, aga parandada ennast võimalik. Ütleme nii, et kui sa oled lais, siis saad ennast parandada ikka virgemaks. Või siis pigem on see, et sa teadlikult tegeled oma laiskusega. See on nagu alkoholism, kus sa iga päev pead olema valvel, et sa ei kukuks nüüd jälle selle korgi otsa, eks ju. Et sa pead olema pidevalt valves. Et seda ei saa muuta. Sa saad leevendada seda ainult. Et paraku see on nii. Ja ei ole sellist universaalset. Ei ole universaalset inimest olemas. Oleks üks universaalne inimene oleks, siis oleks see retsept olemas. See aidata on ilmselt aidata ongi võimalik inimest, kes laseb ennast aidata ja kes tahab, et teda aidatakse muutuda. Et neid inimesi ei olegi tegelikult väga palju, kes tahavad ennast nii-öelda sellesse intiimsesse sfääri lubada, sest arusaadavalt sa pead natuke tunnistama, et sa oled mingit moodi lõhki ja katki ja sa vajad abi, eks ju. See ei ole kerge, see ei ole absoluutselt kerge. Sa oledki harjunud kannatama, see on võib-olla see samamoodi jälle see lapsepõlvest saati oled sa harjunud kannatama oma ema või isa terrori all. See tundub nii harjumuspärane ja tegelikult sulle isegi meeldib see. Sest see on nii tuttav, see on nii tuttavlik. Et parem tuttav kurat kui võõras kurat, eks ju. Või võõras ingel jutumärkides nii. Jah, või võõras ingel, eks ju, jah. Et see on inimesena meelepärane. Aga lihtsalt nagu puht filosoofilisest punktist lähtudes ja niimoodi hüpoteetiliselt rääkides, et miks ei võiks siis teha mingisugused teaduslikke katseid, kus võetakse, kindlasti mingisugused on olemas, eks ole, aga võetakse inimesi, jälgitakse neid ja siis neid,
katsealustana lihtsalt nendega tehakse seda, mis vaja teha on selleks, et näha, mis juhtub, kui üks teeb nii või teine. Jaa, need ongi ju psühholoogilised uurimused, aga lihtsalt on see asi, kui invasiivsed nad on, et kui me nüüd rakendame natsimentaliteeti, kus me võtame nüüd vanematelt lapse ära ja paneme ta teise perekonda ja no umbes nagu me tegelikult Ahvi Pärdiku lastega teeme või Pärdiku peredega, eks ju. See on ju kõik tehtud ju. Ja need katsed on siin 50-60 aastat päris julmad ja ebainimlikud olnud. Täiesti on, me ju ikkagi nii-öelda Pärdikutega jagame oma geene, eks ju, ja tegelikult nende see sotsiaalne areng on tegelikult suht sarnane, võib-olla küll kiirluubis kui inimesega, et see on suht sarnane inimesega. Et me saame tegelikult sealt võtta suht sarnaseid mustreid, me saame nagu paralleele tõmmata. Et jaa, kui me tõesti on, meil hakkab valitsema võib-olla siin mingi nats, siis on see ilmselt võimalik, kui tuleb mingid mengeled, doktor mengeled hakkavad uurima inimesi, siis on see ilmselt võimalik, see viib kindlasti kiiremini edasi mingite järelduste tegemisel, sest sõda ka parandab ju sõjavarustuse arengut, eks ju, kiirendab. Et samamoodi on see. Aga me elame demokraatlikus ühiskonnas, me ei saa seda lubada endale, me peame rahumeelsete, me peame kompama ja sellepärast me teemegi neid teadusuuringuid, millele siis nii-öelda see raamat, minu raamat ongi siis põhinenud, et mõista objektiivselt, mitte subjektiivselt, mitte läbi enda prisma, mis on alati oma enda arvamuste ja oma uskumustega rikutud, eks ju, juba reostatud ära. Et läheneme siis teadusliku meetodiga. Kui ma saan mingit tulemust teisiti korrata, siis on see teadus, siis on see teaduslik fakt, et see nii on. Et kui mina arvan midagi, siis see on ainult hüpotees, mida tuleb tõestada. Aga jah, praeguses seisus on tõesti see, et inimkäitumise uurimine ongi siis nii-öelda rahumeelse, nii-öelda välispidise igasuguse küsitluste alusel enesehinnangute, blankettide või mis iganes analüüside alusel tehtud, eks ju. Aga kui me nüüd tahame tõesti nagu inimest nii-öelda siis uurida, mis temaga võiks juhtuda, kui ta mingis olukorras on, siis ajuuuringud, puhas neuroloogia. See, mis meie peas on, see ongi meie. Et kui me vaatame, kui me stimuleerime ühte ajupiirkonda, kuidas me siis käitume, mida me tajume, mida me tunneme, mida me näeme, või kui me paneme, nii-öelda manustame mingit hormooni ja vaatame, kuidas see inimese käitumist muudab. Et võt nende alustel tõesti me saame juba teha ja need on sellised füüsilised, anatoomilised katsetused, kus me saamegi tegelikult konkreetseid vastuseid. Sest igasugused psühholoogilised uurimused, mis siis ongi nagu nende küsitlustele alusel baseeruvad, need ongi tegelikult ju lihtsalt selle väljendused, mis meil peas toimub. Et kui me lähme tõesti juba nende allika juurde, milleks on siis meie aju, siis me saame õigeid vastuseid. Et ma arvan, et kui ajuteadus nüüd veel kõvasti siin lähiaastatel, aastakümnetel areneb, siis võib-olla kaobki lõpuks vajadus ära nende küsitluste järgi, või me saamegi inimese pea lõhki lõigata ja vaadata, kes ta on. Ja anname tal natikene hormooni siia ja lõikame tal ühe väikse jupi siit ära ja siis ta on teistsugune. Ja seda on ju läbi aegade tehtud. Ja need on ka jälle sellist ebainimlikud, sest paljuski sa ei tea, mis juhtub. See on katse-eksitus. Inimesed on vigastatud läbi selle, et on võetud nii-öelda teadusliku faktina mingit aju muutust või aju mõjutamist, eks ju. Siit sulle siis idee, Marek, sinu elutöö. Nüüd ma olen hiljaks jäänud, see on liiga intelligentne teema. Aga ettepanek on see, et kirjuta raamat. Ma julgen praegu pakkuda, ma ise ei ole nii suur spetsialist kui sina täna ja ei oska, ei ole nii palju uuring ka. Juba sa mõnid mulle sildi külge spetsialist. Minust teadlikum, selles osas rohkem infot. Kirjuta raamat läbi erinevate näidete suhetest, situatsioonidest ja kuidas neid lahendada väikeste juppidena. Ma kujutan, et need mingi hetk saavad otsa, need nagu standardnäited. Siis sa lahendaksid väga palju inimeste probleeme. Jaa, see on juba teine raamatu idee. Iseasi, kas ma lähen sinna, see on teine asi, eks.
aga mõttena? Ei, mõte on hea, selle peale on mõeldud, aga jah. Ma ei tea, kas sa kuulnud sellist numbrit, kuskilt on läbi käinud ja praegu kargas mulle pähe, et rääkides suhetest siis, et öeldakse, et 7 aastat, vaata inimese endal on ka 7 või 10, mis oli või midagi taolist, on see arengu suuremad faasid, et siis inimene nagu muutub ja tema ringkond, kellega suhtleb, see muutub ka, sõpruskond ja seltskond ja kõik see muu otsa, et suhetes räägitakse ka, et 7 aastat on siis paarisuhe selline aeg, kus siis kui 7 aastat üle pead, nagu siis hakkab nii-öelda järgmine mingisugune hingamine ja uus tsükkel, aga et see 7 aasta on tavaliselt väga kriitiline ja väga paljud inimeste jaoks. Kas sa oled nagu uurinud seda asja, kas see vastab tõele või miks see nii on või miks ta väidetakse või tead sa mõnda muud numbrit või mõnda muud fakti? Ma arvan, et see on jälle mingi statistiline anomaalia või mis mitte anomaalia isegi, vaid siis jälle selline subjektiivne arvamus, et nüüd ma elasin 7 aasta kellegi koos ja nüüd lagunes ajal ja see on nii täitsa tüüpiline, sest teistel inimestel on ka, eks. Et päris ausalt öelda ma ei ole selle kohta uurinud. Ma usun, et selle kohta on, löö Google lahti, vaata, kas seal on sellised vastavaid uuringusid ja kindlasti on seal mingi põhjus olemas, eks ju. Et miks see nii toimub? 7 aastat. Ma ka ei tea. Aga kuidas sa ise tunned? On sinu suhe nagu muutunud, transformeerunud mingi 7 aasta jooksul? On ta nii kaua kestnud? Jaa, 7,5 on täis. Sellepärast sa küsidki niimoodi. Jaa, paneb mõtlema, sest et see aasta on kõige väljakutsuvam olnud. Ja mitte omavahelises suhetes, vaid iseenda mõistmine ja mõlemapoolselt on iseendas parem arusaamine tekkinud, eneseteadlikkus on tohutult palju kasvama hakanud just sellel aastal ja see mingi määral on toonud ka pilti selle, kus ma näen, mida mina väga tugevalt täna suhtest otsin ja miks ma seda otsin, ma saan väga hästi aru, sest seal on konkreetselt mingisugune vajadus, mis on tekkinud mul lapsepõlvest ühest traumast või mitmest traumast isegi, täpselt neid tean ka, ma olen saates jaganud, lihtsalt näen seda nagu, et täna on see kuidagi hästi nagu tugevalt õhus mõlema pool, aga see ei ole meie suhet mõjutanud, vastupidi on teid lähedasemaks, me arutleme koos, aga ma näen, et mõlemal toimub midagi nagu tausta kogu aeg. No, suhe on mingil moel küpsemuse astmes siis nii-öelda jõudnud järgmisele faasile, eks ju. Et just ongi nüüd see teadlikkus, eks ju, mõlema poole pealt. Isegi piisab ühe poole teadlikkusest. Ta ärgitab nagu teist inimest ka mõtlema, eks ju. Aga jah, näed, see vastab ilusti sinu algusele küsimusele, et mina olen kindel, või selle väitele, et sa oled väga kindel, et su suhe on kestev, eks ju. Suhted on muutuvad. Et võib-olla sa aasta pärast leiad, et jumala eest, arvame, et ei ole nii, aga võib-olla arvad, et see suhe ei ole ikka see, mis sul vaja on, siis ta muutub, eks ju. Et jah, suhe, see, et sa millekski usud väga tugevasti, on väga, väga kõva baas, või väga kõva alus, et see jääb kestma, eks ju, aga jah, suhted on muutuvad. Loodus muutub, eks ju, evolutsioon toimub igas asjas, inimestes, liikides, elus, suhetes, maakoores, kõiges universumis. See muutus on paratamatu, et mingi aeg peame lihtsalt tegema otsuse, või selle nii-öelda lõpliku järelduse, et jah, et see suhe on läinud nii kaugele, et ma enam ei ole nõus seda jätkama. Et kindlasti on mingi teema stimuleerinud sind nii-öelda mõtlema või on sinu partnerit mõtlema pannud, eks ju, et nagu teadvustada teie vahelist suhet, et miks te käitute võib-olla nii ja võib-olla miks sa tahad mingit teist asja kui tema ja laps on meil see, mis on toonud päris palju uut mõtlemist suhtesse ja uut sellist see oligi siis põhjus ühesõnaga. Aga siis räägime sellest, et miks, oleks võinud ju lapsenati varem kui 7 aastat saada. Aga lihtsalt see, loomulikult kui mingi ärritaja nii-öelda tekib suhtesse, sest loomulikult laps paneb proovile selle suhte arusaadavalt, paneb proovile sind kui meest, isana, eks ju, teda kui naisena, kui emana, see paneb proovile ja siis vaadata, kuidas teie seal omavahel nii-öelda suhtlete, kui palju neid tööjaotusi endale võtate või siis teisele poole annate, et see on ärritaja. See on ärritaja, mis näitab, kui tugev või kui küps suhe on, sest tegelikult suhtekiskjatega loodud suhted on stabiilsed selle hetkeni, kui tekib mingi sisemine või mingi välimine ärritaja, mis siis paneb need toimetuleku vajadused nati suurema siis pöördega ringlema, eks ju, et sa tunned vajadust. Ärritajal me ei pea siis silmas, et laps on nüüd negatiivne, vaid käivitab, toob esile. Just nagu, ütleme, molekuli ka, et paneme mingi ärritaja, mingi teine veetilga sinna juurde, see on tema jaoks ärritaja, eks ju, see ärritab mind liigutama. Või siis motiveerib. Ära nagu võtagi seda nagu paha, aga see on lihtsalt, see ärritab sind natikene liigutama. Et
et ongi nii, et ka suhtekiskjatega loodud suhted on siis tegelikult mingil moel toimuvad väga ilusti. Kindlasti alguses, eks ju, aga need on nagu selline, kus ma ütlen sulle, kui me loome suhted, siis me üritame oma poolt peaaegu maksimumi, et see suhe jääks kestma, eks ju, me anname kõik endast ja võib-olla me pigistame silma kinni mõne vastiku omaduse suhtes, mis meile on vastumõetavat, mis ei ole vastik, aga mis meile on vastumõetavat partneri juures, eks ju. Ühel hetkel lihtsalt see suhe nagu muutub, kus nüüd on, küpsemaks nii-öelda, et see algne vajadus, nii-öelda lähedusvajadus, see nii-öelda kutsika armastuse faas kaob ära, eks ju, ja siis me nagu väga ei karda näidata oma probleeme, oma enda sisemisi ebakindlusi või me ei suuda enam ignoreerida oma partneri ebakindlusi ja siis tulevadki need nagu gaasimullid tulevad vee pinnale, kõik need probleemid. Et aeg näitab, milliseks suhe on, et ma ei saa öelda, et nüüd täna kohtusid sa suhtekiskjaga, vaid see ongi läbi aja, et millal tuleb see esimene tugeva mõra sisse. Ja see näitab inimese küpsust. Et väga küps inimene suudab taluda näiteks suhtekiskja tekitatud kaost, eks ju, kindlasti mingi aeg, mingi lõpmatult, aga ta suudab seda suhet nagu muuta stabiilsemaks. Aga ta ikkagi lõpetab ära mingi aeg. Ma räägin nüüd sellest küpsest inimesest, aga ebaküps inimene, kes loob teise ebaküpse inimesega suhte, tema ei taha seda lõpetada, milleks? Ta võib-olla isegi üritab seda suhet päästa, üritab seda suhet hoida, sellepärast, et tal on mingi idealiseeritud pilt sellest algusest, kui partner oli veel nii sõbralik ja seksikas ja kõik, mis iganes, eks. Ta üritab seda suhet hoida, et ta saab aru, et ühtepidi ta on ise nõus ohverdama enda seda turvalisust, julgeolekut, mida iganes, et võib-olla kuidagi toime tulla selle partneri ebakindlusega. Ja just selle läbi siis püsivadki need väärsuhted ja loomulikult nad põlevad kogu aeg, seal on suured traumad, eks ju, seal on suured nääklemised, sellised emotsionaalsed kriisid on seal suured, aga endiselt nad hoiavad kinni sellest nagu 10 küünega. Sest nende jaoks on see nagu harjumuspärane, võib-olla jälle ema karjus lapse peale madalas lapsepõlves või noorena, eks ju, ja siis ta on sellega harjunud juba. Et mis siin ikka? Ma olen kogu aeg kuulnud ju karjumist, mis ma siis nüüd, eks ju. Et minu valu läbi on lihtsalt nii kõrge. Aga jah, ütleme nii, et suhte indikaator ongi see, kuidas sa tuled toime nende vastastikuste probleemididega. Ütleme siis teise poole ja enda isiklike ebakindlustega. Lapsi mainisime, siis lähme lapse vanemate ja laste suhete juurde, kui meil on siin jäänud 4 nii-öelda siis küsimust, mida ma tahaksin kindlasti küsida. Et su raamatust tuli välja kuskilt selline lause, et lapsevanemad peavad valima 2 vahel. Esimene on siis kas pakkuda lapsele turvalisust ja teine on siis kas pakkuda lapsele iseseisvust. Mille poolest need valikud erinevad ja kas on võimalik pakkuda ka mõlemat stabiilselt või pigem on ikkagi niimoodi üks suusk on ees? Jah, no ma saan aru, et see on sinu jaoks väga aktuaalne teema praegu. Ja väga õige, kui vana sul laps on, kui tohib küsida? 2 pluss paar kuud. Veel pole midagi kohta. Viimane aeg. Aga okei, siin ei saa võid vahele panna. Okay. Et turvalisus või siis iseseisvus, eks ju, seal ei saa võid panna vahele, see on jälle see balansseerimine nende 2 stiihia vahel, mis on siis üks on eemale tõmbumine ja teine on siis külge tõmbumine, et neid peab mõlemaid pakkuma, aga teatud määral ja need on tasakaalus. Nüüd on see, et sa ei saa ühte pakkuda rohkem teise arvelt ohverdamata, sa pead mõlemat, sa pead leidma selle kaalukeele, kus on, sest kui laps tuleb ilmale, tema otsib sinult turvalisust. Sa pead teda toitma, sa pead talle sooja andma, sa pead tema eksistentsi, füüsilist eksistentsi kindlustama. Emotsionaalselt ma ei räägi, see on ka läheb juurde sinna. Aga mida rohkem tema silmaring avardub, tema aju areneb, tal tekivad erinevad eakohased vajadused, erinevad eakohased huvid, eks ju, ta muutub uudishimulikuks, ta tahab avastada maailma, tal on vaja tegelikult õppida teadmisi iseseisvaks eluks.
see on täitsa mõistetav, eks ju, arusaadavalt. Et evolutsioon nüüd põhinebki sellele, et uudishimulikud liigid võivad ennast ohtu seada küll, aga nad ikkagi jäävad ellu, sest nad otsivad viise ellu jääda, eks ju. Ja lapsel on see vajadus olemas. Ja nüüd tuleb lapsevanemal mõista, kui palju on palju. Et kui me nüüd räägime nüüd näiteks imikueast, siis on see küsimus arusaadav, et me võiksime mõlemad pakkuda. Noh, aga iseseisvust me ei paku ju lapsele. Aga paljud vanemad, või mis paljud, ei saa nii öelda, mõned lapsevanemad soovivad seda iseseisvust pakkuda juba varakult, eks ju. Las ta teeb seal häält, las ta karjub veel. 10 minutit, siis ma lähen vaatan, muidu harjub ära, et ma kogu aeg jooksen esimese asjana, eks ju. Või see, et laps peab juba oma toas magama ja tegelikult on täitsa normaalne, et ta seal väljas vankris nutab, eks ju, oma ette ja karjub, las ta olla, harjub üksindusega ära. Et see on nüüd see küsimus, et see ei ole eakohane vajadus. Eakohane vajadus ei ole siis turvalisust saada või seda iseseisvust. Siis on turvalisus. Laps peab tundma, et kui ta teeb häält, talle reageeritakse. Et tal on kaitse olemas. Ja see tekitab temal siis selle selle enesekindluse. Et ma olen kindel, et keegi aitab mind. Ja lõpuks see välimine aitamine muutub sisemiseks. Ma suudan ennast ise aidata, ma suudan ennast ise lohutada ja mõelda mingile probleemile, mingi lahenduse. Ja nüüd, kui aeg läheb edasi, siis hakkab see turvalisusvajadus või see turvalisusvajadus vähenema võrreldes iseseisvusvajadusega. Laps hakkab juba iseseisvalt ringi jooksma. Roomab ringi, ta tahab minna arvastama asju, tahab asju suhu toppida, eks ju. Ja nüüd ongi see, et kas me hakkame vatiteki seest teda hoidma. Me takistame tema loomulikku arenguvajadust olla iseseisva, ise õppida. Sest jälle, paljud vanemad tahavad ise õpetada, võtta see rolli endale, et näe, vaata, kui sa nüüd seda teed, siis juhtub sinuga see, võttes tal selle katse-eksitusmeetodi ära. Ja seeläbi nüüd siis laps hakkabki tundma ennast saamatuna, seepärast, et tal tehakse kõik ette ära, eks ju. Ja nüüd, kui tuleb, sest paratamatult tuleb mingi aeg olukord, kus ta peab ise hakkama saama, ta ei saa sellega hakkama, sest keegi ei ole teda lohutamas, teda aitamas, eks ju. Ja nüüd ongi see, et tal on natikene seda iseseisvust liiga vähe antud. Teistpidi jälle, kui on teda imikuna iseseisvust liialt palju antud, siis on ka jälle samamoodi probleem. Ja need ongi need vajadused, need ongi need hirmud ja nüüd tekivad need hülgamishirm, mis on tegelikult inimese baashirm. Ma ütleks, et kui laps sünnib siia maailmas, siis ta kardab, et teda hüljatakse, sest siis ta sureb. Ja kui see hirm on talle juba varaskult sisse süstitud läbi näiteks selle, et sa oledki lapsel lasknud karjuda, eks ju, või naernud selle üle, kui ta ütleb, et ma kardan pimedat, eks ju, siis sa oled selle hirmu väga sügavale talle sisse süstinud, sisse juurutanud ja see hirm ei kao kuskile. Ja see jääb ennast näitama hilisemates inimsuhetes teiste inimestega. Kui mina lähen, või kui sina või kes iganes läheb, siis täiskasvanu oma ellu, võtab endale kõrvale partneri, siis nüüd ongi see, kas tal on see baashirm olemas, kas ta kardab, et teda jätakse üksi, kas ta kardab, et tal ei lasta olla. Ütleme, sul naine ühel hetkel ütleb, kuule, täna sa tööle ei lähe, sest last on vaja hoida. Üks kord talud ära, teine kord võib-olla mitte, sest sul on vaja raha teenida. Ja tegelikult sul ka eneseteostusvajadus on sul olemas täiskasvanuna. Ja kui neid vajadusi siis kas siis turvalisust või siis iseseisvust hakkab sinu täiskasvanud partner piirama, siis ilmselgelt see tekitab sinus probleeme. Aga kujuta ette nüüd, milliseid probleeme tekitada lapses, kellele õpetatakse varakult juba seda elu. Et mida ta peab elult ootama, kas ta peab elu kartma, jumala eest ära mine sinna, kukud. Või siis see, et sa pead ise hakkama saama, ära nuta. Sa oled suur mees juba. See pimedus on nalja asi, eks ju. Et paraku need samad lapsevanemad ise unustavad ära, et neil on täpselt samad sugused hirmud ja nüüd on see laps temal ees peeglina, eks ju, ja siis ta ei taha seda tunnistada. Ja nüüd ongi see, et sealt tulevadki need suhtekiskjalikkuse lätted. Inimesel tekivad leevendamatud vajadused, mida ta otsib hilisemastes suhetes, sest täiskasvanu suhe on lihtsalt edasi arendus lapsepõlve suhtest. Minu ema on minu naine või minu isa on minu mees. Ja nii ongi, üks ühele. Et
vajaduste väljendamine on muutunud küpsemaks, et ma ei lähe enam poistega mängima, eks ju, vaid nüüd ma lähen tööle, eks ju, mõistetavalt on see muutunud kõik küpsemaks, aga selle piiramine on ikka ühesugune, sa ei lähe välja poistega mängima, sa ei lähe tööle, sa oled täna minuga siin. Ja need on jälle need ärritavad kohad, mis suhetes välja tulevad ja paraku ongi, et kui sul on partneril need baashirmud olemas, siis hakkavad need sinu suhet tahes-tahtmata mürgitama. Ja nüüd on see küsimus, milline on sinu enda vajadus? Kas sina tahad rohkem turvalisust või sa tahad rohkem iseseisvust? Sinu vajadus dikteerib ka jälle selle suhte tervise. Kui sina tahad kogu aeg, et keegi on sinu juures, kas emotsionaalselt või füüsiliselt, eks ju, ära mine välja või ära loe seda või ole minuga koos, eks ju, siis see mõjutab sinu partnerit. Või teistpidi, kui sa tahad nagu olla oma ette pidevalt. Aga see on jälle selline, et kas see on nagu mõistetav, et sa oled nagu, ma ei tea, välislähetusel 6 aega ja sulle meeldib seal. Ja juba koju tulles sa juba mõtled, kuidas ma saaks kähku minema sealt saada, eks ju, et see on jälle see lähedusvajadus. Mõni inimene tahab eemal olla. Ja nüüd ongi need samad turvalisus versus iseseisvus ongi inimese baashirmude põhjused. Ja need kujundavad hilisemat elu, kuni põhimõtteliselt elu lõpuni, kui sa ise aru ei saa, mis sul põhjus on. Väga hea, et sa seda lahti mõtestasid, sest et me oleme varasem ka rääkinud siin, mitte ainult saates, vaid saateväliselt ka sõpradega, kellel täna lapsi pole ja siis ka sõpradega, kellel on lapsed. Ja siis ongi seal on nagu äge näha siin maastikul seda koolkondade erinevust, et 2 suurt koolkonda on, kes siis ühed on need, kes tahavadki seda, et laps oleks nurgas nutaks oma voodis imikuna kohe eraldi ja siis teised on need, kus olen ka mina siis täna, kus laps magab ühes voodis meiega koos ja ma tahan talle pakkuda seda, mis ta hea kohas on vaja on tegelikult, milleks on tähelepanu, armastus ja ellus. Ja siis on nagu hästi kihvt näha, kuidas nii nagu erinevad teemade elus või maailmas üldse tekivad need collisionid, niisugune näha, et tekib niisugune nagu, et sa kasutame last niimoodi või? Sul viga on. Sa rikut ära praegu ju. Ja, see ei panegi lasteaeda või? Sest mind kasutati ju teistmoodi. Just. Ja siis nagu tunnedki, et need on jälle need kohad, kus tegelikult inimestega mõtled isegi vestlema, täpselt on vähem teadlikke või intelligentsemad inimestega suhtlema hakata, sest seal tekib lihtsalt mõttetu konflikt. Ja, just nii ongi. Aga see on see maailmavaate erinevus. Aga nüüd, tuleme nüüd selle suure küsimuse juurde, mis ei ole küll suhte küsimuste juures, aga sellest on saadetes väga palju räägitud, kuidas siis õppida kohanema maailmas, kus meil on põhimõtteliselt kõigil on õigus. Et vaata, kui räägitakse, et kellel on õigus, siis ma olen tänasest aru saanud, et kellelgi on õigus ja samas kõigil on õigus. Et meil maailmavaated ongi nii palju erinevaid, et igaüks võib elada nii, nagu tahab ja mingis mahus täna siin selles maatriksis või maailmas või nimetame, kus tahame seda, siin saabki niimoodi elada. Võib-olla mujal kuskil on mingid reeglid ja on olemas õige ja vale, aga täna tundub, et siin kõik teevad, mis tahavad ja kõigil on õigus, kõik elavad kuidagi. Et kuidas tulla toime selle mitmekesisusega, kus maailmavaated kogu aeg põrkuvad ja mõõgad on kogu aeg vastamisi ja kirved on kogu väljas? See on subjektiivsus. Sest mina olen harjunud ühteviisi käituma ja ma arvan, et teised peavad samamoodi käituma. See on subjektiivsus. See ongi see, et ma sean selle normaalsuse nii-öelda tasandi enda järgi. Et ma tegelikult ei tea neid objektiivseid, kuidas siis öeldagi, neid märke või siis neid tähiseid, kui palju on palju ja kui palju on vähe, eks ju. Et meil puudub see. Tegelikult meil lapsevanemana, meid ei õpetata ju. Kui jälle samamoodi, kui sind on lapsena ühtemoodi kasvatatud, siis sa kasvatad oma last täpselt samamoodi ja nüüd loodad ainult, et sind kasvatati normaalselt, sellepärast, et sa saaksid nii-öelda neid normaalseid teadmisi oma lapsele edasi anda. No kui sa harid ennast, siis natuke midagi muutuvad. Ja, aga nüüd ongi see, et paljud lapsevanemad harivad ennast. Ja võib-olla tõesti loevad, tore, et kuidas asjad käivad, ikkagi ma käitun selle moodi, kuidas minuga käituti. Sest need mustrid ei kao. Need on täiesti kinnistunud suure tõenäosusega. See on nüüd kiindumusteooria, nii öelda.
selle kohta, see algas siis laste kiindumusteooriast, nii-öelda siis, kus lapsed kiinduvad, sest see kiindumisvajadus ja kiindumuskäitumine on hästi, hästi nähtav ja stereotüüpne, eks ju, et laps hakkab nutma, kui ta üksi jäetakse, või siis ta jookseb siis abi paluma, mis midagi, kes lapsevanem seda, täiskasvanud seda ei näe, eks ju. Aga sellest laste kiindumusteooriast on siis arendatud edasi täiskasvanute. Et minu arust see on väga huvitav teema, millega ma ise põrkasin kokku ja see mind väga huvitas ja tegelikult see vastab nii väga paljudele küsimustele, miks meie suhted on nii viltu, eks ju, ja kas me saame öelda, et inimene on rikkis. Et need inimesed ei ole rikkis, aga lihtsalt see õpitud muster on võib-olla natikene väär. Ja ta peab lihtsalt leidma õige inimese, kes suudab seda taluda. Seda kas siis klammerdumist või siis eemale tõmbumist, eks ju. Et kui ebaküps inimene, kellel on siis teatud vajadused, kas siis tõesti klammerduda või siis eemale tõmbuda, kui tal on olemas siis, ja kui ta nüüd läheb suhtesse normaalse, siis kindla inimesega, kes suudab mõlemat taluda, suudab nii siis seda klammerdumist taluda, kui siis seda eemale tõmbumist, siis tegelikult mõjub see sellele nii-öelda katkisele inimesele ka väga positiivselt. See õpetab teda nägema, et kuule, tegelikult ma ei peagi elu eest püüdma seda suhet päästa, et see toimub iseenesest, sest kindlal küpsel inimesel toimuvad suhted iseenesest. Kõik on õlitatult, eks, nagu masinavärk töötab. Ja see täiskasvanute kiindumussuhe, see on armastuse keel. Mul on nii kahju, et ma seda raamatusse ei pannud sellist väljendit. Jälle väga, väga, väga ilus silt olnud. Kas sa oled lugenud seda raamatut armastuse 5 keelt? Jah, see ongi armastuse keel. Kuidas ma suhtlen inimesega, kuidas ma tõlgendan armastust, kuidas ma tõlgendan suhet. Ja mida ma ootan. Ja mida ma ootan, jah, just. Ja see ongi armastuse keel nii-öelda. Et nimetame siis seda armastuse keeleks, sest tegelikult see armastuse keel on lapsel ka ju. Kuidas ta armastab oma lähedasi, oma sõpru, oma õpetajaid või oma kasvatajaid, eks ju. Et oma vanavanemaid. Et see on armastuse keel. Kas ta ootab nendelt midagi hästi palju või vastupidiselt ei oota midagi. Need on need 2 äärmust, eks ju. Kuldne kesktee jälle on selle õnnevalem. Kuldne kesktee selle vahel, et sulle pakutakse piisavalt turvalisust ja piisavalt iseseisvust. Et sa saaksid funktsioneerida täiskasvanuna, iseseisva täiskasvanuna, kellel on omal vajadused. See on nii lihtne. Tegelikult on, kui sa nüüd tegelikult vaatad neid, ütleme siis tõesti suhtekiskjate suhteid, siis sa võid vaadata, et seal on tegelikult suhtes 2 last. Nad näevad küll täiskasvanud välja, aga nad on tegelikult lapsed. Nad on emotsionaalselt lapsed, nad on käitumiselt lapsed. Need kriisid on tegelikult lapsikud. Need on ebaküpsed. Et see tähendabki seda, et ebaküps inimene on sellises suhtes. Ma olen siinkohal igasugune tänuavaldus ja austus mu vanematele, aga kahjuks õnneks kummaga täna ei suhtle, aga see mõttes suur respekt, et ma näen tänu hüpnoteraapiale olen õppinud mõistma seda, et ma näen nendes mingit nurkades neid lapselikku või nagu mingit lapse mentaliteeti, kus siis hoitakse kinni milleski ja siis seda pantakse mulle nagu süüdistamise ja iseenda õigustamisena peale ja ma vahepeal teen nagu astun sellesse võitlusse, teen sama aine, süüdistan ja õigustan. Et täna ma olen välja astunud ei suhtle, sest ma tunnen, ma ei tule toime sellega täna veel. Kordame nad teha need suhted, aga huvitav ongi on näha seda, et kui sa õpid nägema neid kohti teistes inimestes, siis on palju lihtsam tegelikult nendega suhestuda ja võib-olla ka andestada või mõista, et nendes on lihtsalt, nad on küll 40 või 50 aastat vanad, aga nendes on suures mahus väga palju laps tegelikult kes on jäänud mingid vajadused rahuldamata ja siis ta ei oska selle kuidagi toime tulla lihtsalt. Jah, aga see ongi niimoodi, et sa lähed allikate juurde, lähed vaatad oma vanemaid, vaatad vanemaid kõrvalt, proovid vaadata neid nagu hinnangute vabalt, vaata, kuidas nad käituvad teiste inimestega, kui sinuga. Ja siis ole nende peegel nii-öelda. Vaata, kuidas on ja siis sa mõistad, miks oled sina selline. Et teatud käitumine, see ninnu-nennutamine, eks ju, põhjustab klammerdumist või siis vastupidi, eemaldõmbus mitte, klammerdumist, eks ju. Ja siis see nii-öelda külm, emotsionaalselt külm või siis füüsiliselt külm hoian eemal, eks ju, see põhjustab siis kas klammerdumist või siis eemaldõmbumist. Et siis sa saad aru. Et kui neil on omavahel nagu suhted korras emal-isale, eks, siis sa saad öelda, et mul on ka kõik hästi. Aga jaa, loomulikult, selles suhtes, et need pole kivisse raiutud. Et selles suhtes, et see, kes sa olid lapsena, ei pruugi olla see täiskasvanu. Suure tõenäosus oled see, aga see ei pruugi olla.
et isegi kui sina oled näiteks mingi klammerdaja tüüp, ma ei ütle nüüd sinu kohta, ma ütlen lihtsalt, kui kuulaja on näiteks klammerdaja tüüp ja ta leiab endale põhimõtteliselt sarnase inimese juurde, siis nad mõlemad on oma lähedusest väga, väga õnnelikud ja nad saavad kogu aeg olla, aga no võib-olla see suhe ei ole võib-olla kõige tervislikum, sest see koduväline elu kaob ära, eks ju. Ta ei saa tööl käia. Elatakse ainult teki all põhimõtteliselt. Ja ainult üksteise jaoks, teineteise jaoks elatakse, eks ju. Või siis need, kes on nagu need eemalduja tüübid või siis kes tahavad nagu rohkem iseseisvust, eks ju. Nad ongi nohistavad oma ette, eks ju, nad on lihtsalt juhivad seda perekonda või siis seda suhet nagu mingit laeva, eks ju, et see laev põhja ei läheks, nad panevad sinna piisavalt ressursse sisse, et kõik nagu toimiks. Ja noh, selles suhtes sarnased inimesed sobivad, eks ju. Et nad võib-olla ise ei teadvustagi enda, et neil on probleem. Aga kui nüüd tuleb selline täiesti teistsugune klammerduja läheb kokku nüüd selle eemaldõmbujaga, siis on see probleem kohe väga kiiresti tulema, see on aru saadav, eks ju. Sest alguses ilusti kõik veel toimub, mõlemad tahavad olla suhtes, aga siis üks vajab ikkagi rohkem midagi sellist eemale omaette olemist, eks ju, teine tahab lihtsalt kogu aeg koos olla. Ja siis tekib see nii-öelda jää ja tulevaheline suhe. See on minu esimene suhe elus üldse, mina olin see klammerdu ja tema oli siis see, kes aasta pärast andis märku, et kuule, Kris, et ma tunnen ennast ahistatuna täiega ja ma ei saanud aru sellest noorena. Õppisid sa midagi? Jaa, täna ei ole ma selline haige perversne inimene, kes lihtsalt ei lase ma ei ütle, et sa oled perversne, selles suhtes aga... see on õpitud moodus sulle ja see ei ole halb ega hea, vaid see on lihtsalt ma ei saa öelda, et sa ohver oled. Aga aga täna ma tunnen natuke nagu ennast halvasti, ma niimoodi nagu olin selline, et oleks mingid hetkedes olla nagu vähem selline. Just, eks ju, oleks võinud ka sinust selle raamatu kirjutada, eks ju, samamoodi, et kiskja, eks ju, et ma räägin, et mingid eluetappides ja ja situatsioonides me oleme kõik kiskelikult, sest ega mina olen ka samamoodi olnud klammerduv aga ainuke viis sellest pääseda on siis mõista ennast, eks ju, mis see on, sest tegelikult, kuidas ma ütlen sulle, mingid asjad ei kao sealt kunagi ära, mingid omadused jäävad kindlasti. Aga täna näiteks mul lihtsalt tekkis nagu mõte, et huvitav, mis täna siis seis on, nagu, et meil on mõlemal elukaaslasega sellised, me oleme nagu mõlemad pigem tundub, et oleme need klammerdajad, kes tahavad 24/7 kõik asju koos teha ja me oleme 7 aastat niimoodi põhimõtteliselt elanud ka ninapidi koos kogu aeg. Väga väike ringkond, kelle suhtleme ja üldse välis ei käi kuskil. Kogu aeg keeme koos asju ja ma näen, et see on meie suhed väga palju hoidnud ja see on, mina arvan isiklikult, et see on üks suur suhte vundamentidest ja tugevustest, kui inimesed, kes on paari suhtes, suudavad leida ühiseid tegevusi, et olla koos areneda. Aga samal ajal me mõlemal on tegelikult oma mingid asjad ka, mida me teeme, aga ütleks niimoodi, et 80% me ikkagi oleme koos, 85%. Sul on suur vajadus läheduse järgi ja sinu partner pakub seda ja sina pakud talle. Nii et see asi töötab, eks ju. Küsimus on, kui kaua? Nii kaua, kui see iseseisvusvajadus kasvab, ma ei tea, Kris äkki hakkab siin kuulsaks meheks lõpuks, vajab rohkem aega ja siis ei saa kodus enam olla ja lapsega tegeleda, siis mine tea, mis juhtub. Ja, loodan mitte, ei tunne, et nii läheks, aga ei taha, et see nii ka läheks. Ei, loomulikult me ei taha, aga me ei tea, jah. Aga selles suhtes, et seisev vesi hakkab ka ju mingi aeg, läheb roiskuma, eks ju. Et see on paratamatus. Räägi, oskad sa öelda niimoodi, millised on suurimad süütud karuteened, mida vanemad oma lapsi kasvatades teha saavad? Natukene siin põgust sa ei puudutada küll seda, aga äkki oskad välja mõned üksikud. Süütu pigem see, et mis nagu tundub tavapärane, eks ju. Et ma pragan oma lapsega, ja, mis ikka teeb talle? Panen nurka. Panen vitsu. Ma ei tea. Need on nagu süütud sellepärast, et need on kogu aeg tehtud. Viimasel ajal muidugi on see teadlikkus ju paranenud päris palju, et see füüsiline väärkohtlemine, eks ju, lapse suhtes. Kujuta ette tegelikult, pane ennast lapse olukorda. Ta on ju, ma ei tea, põlvepikkune või sinu vööni, eks ju, siis tuleb mingi selline mäekoll tuleb talle kallale. Kujuta ette, kui jube see on, sinust tuleb mingi 2 korda suurem inimene kallale, see on kohutav elamus ja ta mõnitab sind, eks ju, sest ütleb, sa näed valesti seda asja. Ja kui sa ei tunnista, ma panen su nurka või ma löön sind veel hullem. See on täiesti maha surumine ju. Aga kujuta ennast ette selles olukorras ja paljud vanemad ei tee seda. Või need vanemad, paljud vanemad, kes niimoodi käituvad. Ma olen isegi mõelnud seda, see nagu tuleb alateadlikult sisse, kui ma last näiteks kõditan voodis ja siis ma olen ta nagu nii-öelda täiesti all kinnini mul nii-öelda on ja näen, tal on tegelikult fun ja mul on fun, aga siis vahepeal viskab sisse mõtet, issand jumal, mis tunne võib olla huvitav, kui päriselt oleks nagu ohuolukord, ta on nii väike, ta ei saa midagi teha, nagu, et see on nii jube, ma ise ei tahaks küll olla niimoodi 10 korda mingisuguse suure või mehe või naise all kinni, nagu, et täiesti abitu tunne. See ongi see instinktiivne usaldus sinu vastu. Ta ju usaldab sind täiesti, ta on andnud sind enda, ta
ta on oma õnne ja oma elu sinule andnud ja nüüd ongi sinu suur vastutus seda hoida. Ja mõned vanemad seda ja need tagajärjed on ju kohutavad ja tegelikult see paljasse vitsu andmine, see on näib nii süütu ja kõik on löönud, eks ju, mis kurat, ma andsin oma lapsele vitsu, mina sain ka ma näinud, ma olin verine lausa, eks ju, et see on nagu õigustus selle vägivalla eest, mis ma oma lapse vastu teen, eks ju, et see on kohutav ju tegelikult. Ja Põhja-Korea ju praegu, Lõuna-Korea lausa, kus on lapse kasvatus täitsa nii-öelda evolutsiooni läbi elamas juba selle läbi, et vanemad nagu võitlevad kohe poliitiliselt vastu sellele, et lastele antakse liiga palju õigusi. Mina otsustan, kas tema elab või mitte, on isegi selline väide, eks ju, saad sa aru. Aga kujuta ette nüüd täiskasvanud suhet sellise inimesega. Mina otsustan, mis sina teed. Mina otsustan, kas sul on õigus. Väga hapu. No, ja sellised ongi need suhtekiskjate suhted, eks ju. Et pane ennast sinna rolli, kus sina oled võib-olla lapsena või on tema lapsena ja kujuta ette nüüd, mingid sellised ajuvabad lapsikud nõudmised millegi suhtes, eks ju, et kui ma ei saa, siis ma hakkan vihastama, ma jätan su maha. Ma võtan lapsed kaasa, eriti hull, eks ju. Või ma ei anna sulle enam raha. Ja ongi see probleem, et selle laps elab selle täiskasvanud inimese sees, kellel on täiskasvanud õigused. Tal on seaduslikud õigused teha sinuga, mis ta tahab, selles suhtes, et kui ta on abielus, siis kuulub teile pool abielu varast ju. Mis siis, et ta on ebaküps inimene? Et mis siis, et ta imustab nagu kõike endale, eks, või tahab lapsi võtta ära? See on samamoodi, nagu ma võtan liivakastis sinu mänguasjad ära. Aga kujuta ette, milline see nagu sul ei ole mingit kaitset, sa ei saa minna vanema juurde, eks, et kuule, ta teeb mulle haiget, eks ju. Sa lähed kohtusse ja mis kohus ütleb? Oi, te olete mõlemad katki. Te olete mõlemad süüdi. Ja sa ei saa kuskilt seda abi. Ja siis ongi nüüd see, et seda kõike vältida, pead sa oskama juba eelnevalt näha, et see saatus võib sind tabada. See on nii raske. Pigem on need inimesed, kes ise on sellistes suhetes on, nad on nagu soojustundlikud raketid, nad näevad ära, et kuule, midagi on väga valesti. Aga siis tekib see oht, et sa hakkad igas ühes nägema neid, sest kõigis on kiskjalikud iseloomuomadused olemas. Viimane küsimus sulle, Marek. Isiksuse tempel. Pakku suvi ja räägi inimestele, kuulajatele, kes veel raamat lugenud pole. Mis see on, millest koosneb ja mismoodi me saame sellest kasu oma elus? Või hoopis kahju, kui me teame seda? See on jälle aju, eks ju, see, kus me nii-öelda resideerurume, aga isiksus, see on isiksuse psühholoogia tegelikult, see raamat räägib isiksuse psühholoogiast. Mis asi on isiksus? Isiksus on erinevad psühholoogilised tööriistad, mis meil on vaja elus püsimiseks. Need ei ole füüsilised tööriistad, need on psüühilised. Et sul on käed-jalad, eks ju, need on füüsilised, aga sul on oskus emotsioone tajuda, enda ja teiste omasid, neid lugeda, eks ju, sul on intellekt olemas, sul on olemas mõttevõime, sul on võimas analüüsivõime, need on kõik isiksuse tööriistad, need ongi isiksuse vältimatud ja lahutamatud koostisosad. Ja kui mõni nendest on nüüd ligadi-logadi, siis ilmselgelt on see maailmpilt väga kaldus. Ja nüüd põhimõtteliselt me saame nüüd isiksuse tempel kui selline aju, eks ju, peaaju, räägin peaajust, mitte siis seljaajust, aga peaaju ja närvisüsteem kui selline, et me saame tegelikult näpuga lausa näidata praegu, mis aju osa stimuleerib vastavat käitumist. Et miks me võib-olla oleme klammerduvad, miks me oleme eemaldambuvad. Praegu ajuteadus nii kaugel veel ei ole, et seda saaks täitsa väita, eks ju, või seda, ma ei tea, medikamentidega ravida. Kujuta ette, saad klammerduva, võta seda pilli, eks ju. Kohe kõik on lahendatud. Aga kujuta ette, milline muutus selle isiksuse suhtes. Kõik see, mis sa oled senini tõeks pidanud, kõik muutub ju naljaks ühel hetkel. Et see on nagu selline jumala tööriist, millega peab väga ettevaatlikult ümber käima, inimese aju. Et igast ajuoperatsioonid, vanasti oli ju see, et inimene hoiti ärkvel, kui mingi ajuoperatsioon tehti ja küsiti, et kas sa näed seda või ütle mulle mingit kindlat sõna või tea, palju on 1+1, eks ju, ja siis lõigati ja vaadati, kui lähedale nagu nendele ohtlikele kohtadele minnakse, kui inimene hakkab nagu
rumalat juttu ajama ühel hetkel suust või silmad võivad kokku ja see on arusaadav, et oota, jätame selle rahule, eks ju. Et tänapäeval on juba nii, et nii invasiivselt ilmselt seda peakollu lahti ei lõigata, eks ju, et sondidega tehakse asju, aga see on nüüd tegelikult selline võimas tööriist tõesti, et sa võid inimest muuta läbi selle, et sa tema aju natikene muudad või paned natikene, tegelikult antidepressandid on samamoodi hormonaalsed ju. Et ma hormoonide manustamise teel muudan inimest, tema isiksust, annan talle motivatsiooni vajaduse, mis depressioon ongi motivatsiooni puudumine, eks ju. Et ma annan läbi hormoonide manustamise talle motivatsiooni tegutseda. Et ma panen ta elavamaks, teen ta elavamaks, eks ju. Aga põhimõtteliselt kõiki käitumismustreid on võimalik samamoodi muuta, eks ju. Praegu ei ole nii, et ta on manipulaator, selge, võta nüüd seda pilli. Või sööda seda oma abikaasale sisse, siis ta muutub selliseks. Aga teoreetiliselt see on võimalik. Aga sinna jõudmine on veel väga pikk tee ja see on väga ohtlik tee, eks ju. Et kui me hakkame inimese isiksust muutma, et sa oled ühel hetkel üks inimene ja teisel hetkel teine ja sa ise ka ei saa aru, mis sa oled, eks ju. Isiksuse muutumine kui selline on täitsa olemas, see on tegelikult täiskasvanu selline trauma nii-öelda, posttraumaatiline näiteks, stressihäire, mingi sõjakogemus või katastroofikogemus, et see paneb inimese teistmoodi käituma. Et mingid isiksusjooned muutuvad, kas siis teadlikkus muutub, ta hakkab vaatama teisi asju või mälu muutub, et ta hakkab ära unustama mingeid asju, ta ei saa magada, eks ju, et see on selline asi, isiksuse muutus on täiskasvanuna toimuv. Ja see on otseselt nagu kõigega, eks ju. Kuidas me käitume, see on kõik selle tulemus, kuidas meie aju on töödeldud, aga nüüd on see küsimus, et mis me siis teinud on, kes me oleme praegu. Et sina oled Chris, eks ju, sa pead ennast Chrisiks ja sa tead, et su nimi on see, ma olen selline, eks ju, ma vaatan peeglisse, ma tunnen ennast ära, eks ju. Et kuidas see juba sul see nii-öelda isiksustempel, kuidas see kujundatud on, eks ju. Ja et ongi see, et see algab kohe sünniga, eks ju. Juba enne sündi on sul aju moodustub, eks ju, nagu tigu hakkab seal välja kooruma. See on huvitav protsess, eks ju. Aga kui ta sünnib, siis iga puudutus, inimese puudutus või isegi kui ta tajub külma, eks ju, või kuuleb ääli või näeb valgust, eks ju, kõik see kogemus ladestub tema ajuühenduste, närviühendustega. 2 närvi löövad omal ühendust, üks annab teisele informatsiooni millegi kohta, ja see on mälu. Ja selle põhjal nüüd kujunebki inimese isiksustempel. Seal on tema sees. Et kui me räägime nüüd surmajärgsest elust, eks ju, vaimud ja kõik see, et kas see on olemas. Ma ei hakka küsima, kas sa arvad, selle on olemas. See on erinevad hüpoteesid, eks ju. Aga nüüd ongi see, et kes see vaim on, kellele me peame. Et ilmselt see vaim ongi see isiksus, kes siis elutseb meie närvisüsteemis. Närvisüsteem on kõik need närvijätked ja inimese pikkused. Närvijätked, mis on siis põhimõtteliselt peast jalad allani, eks ju, jooksevad sul. Kõik selles sees sina elad. Et sul on lihtsalt üks anum, füüsiline anum, aga sina oled üks elektriimpulss või siis nii-öelda keemiline aine ja see oledki sina. Ja loomulikult saab seda muuta. Et nüüd me jõuame siis selle teema juurde, et kas meil on lõpuks vaja mingi 100 aasta pärast psühholoogia ja terapeute, et saame võib-olla neid asju ravida kõik ju medikamentide, tablettidega. See võib olla, aga et sinna jõuda on jälle meil vaja natsimentaliteeti, meil on vaja võib-olla veel sellist ägedat presidenti, kes ütleb, et võidelge minu eest ja tapke minu eest ja siis on see täitsa võimalik võib-olla palju kiiremini. Aga jah, isiksustempel, see on selline püha ja puutumatu ja nüüd ongi see, et kui rääkisime siin muutumisest, eks, siis see tähendabki seda, et sa oled sinna templisse ja hakkad siis laamendama seal. Et palju sul on õigust seal laamendada, palju on teisel inimesel õigust oodata, et sa ise läheksid ja laamendaksid seal, sest keegi teine seda ei tee. Sina saad ainult sinna sisse. Temal ei ole, tema ei hakka sulle sunniviisiliselt andma medikamente sisse või näiteks antidepressante, mida iganes, eks ju. See on sinu enda isiklik tempel. See on sinu turvatud ja sina otsustad, mis seal toimub. Niipea, kui veel ei ole nii-öelda jõuga ei panna sind hullumajja,
või kuhu iganes, eks ju, ja siis hakatakse sul, ma ei tea, nagu vanasti tehti. Paneme elektroodi külge ja hakkame siis piinama inimest nii-öelda, väites, et me ravime. Et see tempel on nüüd sinu enda puha ja puutumatu ja nüüd on sinu otsustada, mis sa teed. Ja nüüd ongi see, et see on see enesekindluse koht. Et ma tunnen ennast kindlalt, sest ma suudan ise kaitsta seda templit, vaadata, mis ma teen seal, palju ma puhastan, palju ma koristan, mis võiks olla näiteks teistmoodi, võib-olla värvin ta üle, võib-olla annan teise värvi, võib-olla teen aknad puhtaks, teen positiivse olemuse, eks ju, ja et et kui me räägime inimesest, siis me peame ikka vaatama peeglisse ja oma otsa ette ja see on isikustempel ja nüüd ongi, jõudsime vist lõpuni kohale, et mis see tähendab muutumine, tähendabki see, et palju sa lubad seal ümber tõsta asju. Jaa, aitäh sulle, sest et põnev oli. Rohkem küsimusi sult ei küsi ja minust oli väga huvitav kuulamine ja vestlus sinuga, loodan, et kuulajal oli ka huvitav kuulata, sest et ma isegi ei tea, mida ma arvasin, mis meil tänase vestlusest tuleb, aga see ei olnud see, mida ma arvasin, nii palju ma saan küll öelda. No ilmselt see oli siis parem, eks? Kõvasti parem. Mitte ma oleks olnud skeptiline, aga kõvasti parem ja selles mõttes ma loodan, et kuulaja kuulas tähelepanelikult ja mõtles kaasa ja konspekteeris kaasa, sest et häid mõtteid oli palju ja tegelikult Marek, sul on oskus rääkida nagu selles mõttes tõsistest ja ütleme võib-olla mõne inimese jaoks ka keerulisematest asjadest, mida ise ei osata sõnastada lihtsalt ja maainimese keeles niimoodi, et piltlikult öeldes iga Mats saab aru ja ära nüüd jumala ees kuulaja solu, nimestan siin Matsiks, võtsin ülekantud tähendused, saaksid aru, mida ma mõtlesin oma mõttega, aga teha asi nagu lihtsaks ja seeditavaks ja arusaadavaks, et aitäh sulle. Aga palun. Kus sind leida saab, kui inimesed tahavad, kust raamatut osta saab ja kust sind jälgida saab? Suhtekiskja.ee võite lugeda artikleid erinevatel, kas nüüd väärsuhete teemadel või lihtsalt psühholoogilistel teemadel ja Suhtekiskjad Facebooki leht ja Instagram on täitsa olemas. Täna nüüd lõppes mul endal loos ära. 2 inimest said kingituseks. Ütleks, ma loosisin, aga ütleme kingitus siis. Ikkagi mingi moodi loos, eks ju. Aga tänasest päevast edasi, jälle paneme selle aja juurde, aga ütleme tänasest, kuna meil on reede, eks ju, 22. Siis 22 jaanuar. 22 jaanuar, jah, just. Ja pakun soodushinnaga raamatut, et see on nagu minupoolne kingitus nii-öelda neile, kes siis, mitte nii-öelda, neile, kes peavad vajalikuks raamatut ja võib-olla on kahelnud senini, siis ma annan neile väikse stiimuli, ostke praegu ja kohe, selle kuu lõpuni on soodushinnaga, võib-olla see podcast tuleb ju välja varem kui kuu lõpp, eks ju, siis nad teavad, et see podcast tuleb välja, kui ma eksi üldse minust veebruaris. No siis on juba hiljaks. Siis peame arvestama sellega, et me teeme sooduskoodi ja võid teha see info läheb sinna Facebooki kirjeldus, see on kõige lihtsam. Absoluutselt. Aga jah, siis saate isikliku pühendusega. Võib-olla see autogramm hakkab kunagi, kui need unistused täituvad minu jaoks, hakkab kunagi rohkem maksma. Siis saab maha müüa. Ja see kuskil kus iganes, eks ju. Et mis ma siin oskan rohkem öelda, mul on väga hea meel siin olla, oli väga hea meel olla ja väga täpsed küsimused. Ja et ma äkki sain sulle mõned mõtted sisse panna või suunata sinu mõtteid, aga jälle samamoodi, isiksus on jälle see, täiskasvanud isiksus on juba nii muutumatu, et see, mida sa juba tead ja mida sa tahad. Teada ei taha, seda ei taha. Jah, täpselt, just nii ta ongi. Jaa, aitäh ka sulle, hea kuule, vastu pidasid ja egas mul ei olegi sulle midagi siit rohkem väga juurde lisada. Tee mul üks viimane teine saade meil tasuta, eks ole, ja ainuke palve, mis on tasuta, või tähendab, mis tasuline on, siis mis minu tasu on see, et jaga seda saadet, too üks uus kuulaja, kes ei ole ausalt meie podcasti kuulaja või jälgija, see läbi aitad siis minul ja ka saatekülalisel jõuda oma sõnumite ja ideede ja mõtete ja taipamiste ja kogemustega palju rohkemate kuulajateni ja seeläbi täita ka nende eesmärki, nii et egas midagi, jah, veel kord aitäh sulle ja sinu kohtume juba järgmises saates, mis on järgmisel reedel, kui mitte varem. Tšau!